tulemast, tšau sulle, kodune vaataja ja kuulaja, mina olen Kris, tervitan sind algavasse episoodi ja täna tuleme sinu ette erinevate teemadega. Nagu ikka, me toome lauale midagi uut, midagi põnevat, midagi sellist, mida sa varem võib-olla kuulnud ei ole ja võib-olla midagi sellist, millest sa oled varem kuulnud, aga natuke teise nurga alt. Ja nii nagu iga saade oma külalisega on erinev sisult ja nurkadelt ja perspektiivilt, sest ka mina muutun ja kohandun ja adapteerun vastavalt saate külalisele ja vastavalt saate teemadele, siis iga saade on omanäoline. Aga tänane saade on mõne mõttes veel omanäolisem, sest sina tegelikult juba näed kaadris, et mul siin kõrval on tegelikult üks tütarlaps. Laura-Liis, tere tulemast minu podcasti. Tere. Laura-Liis ei ole hetkel külaline, külalist sa hetkel veel ei näe, sa kohe varsti näed. Aga Laura-Liis on siin täna täiendamas mind kaassaatejuhina ja me tegelikult tutvusime sinuga eile. Jah. Et tutvusime eile ja mul lihtsalt tekkis spontaanne tunne, et pakuks sulle võimalust kogeda, mis tunne on olla saatejuht, kuna sa oled tulevane potentsiaalne podcaster, alustav podcaster, siis miks mitte tulla siia minu Vanakala saatesse kaasa rääkima. Ja ma kirjutasin siis, tähendab enne kui ma kirjutasin külalisele, tuli välja, et te tunnete üksteist ka veel kaudselt ja natukene. Ja siis tekitas mul kohe selle koha, et okei, päris huvitav kokku sattumus, et siin ju siis see tunne oli relevantne, see intuitsioon ja siin sa täna oled. Ja ma viskan mõne mõttes välja selle mõtte ka, kui keegi teist vaatajatest, kuulajatest tunneb, et ta tahab ka ise alustada podcasti teekonda või tahab enda ettevõttele teha podcasti. Olgu need küsimused, ma ei tea, tehnika osas või helimaailma osas, seal osas pean ma kindlasti abi küsima mingi hetk, sest ma ei ole see spetsialist, aga üht-teist ma tean. Sisu osas podcasti alustamine, brändimine, kogu see turundusmüük podcasti ümber, siis ma tegelikult olen välja tulemas mitteametlikult, olen ju välja tulnud juba kapist, aga podcasti sellise coachi mentorina. Nii et kui on huvi, siis laske sõnumil levida ja võtke ühendust ja ma aitan hea meelega. Et mul on lihtsalt väga palju aastaid juba selja taga tehes seda asja ja ma tõesti naudin seda valdkonda. Ja sina tegelikult ju tulidki selle poolega, et sa tahtsid, et ma oleksin sulle väikest viisi tugi. Jah, täpselt nii. Nii et vaatame, kuhu sinu see teekond läheb, kui sa mulle pettumust valmistad siin järgmiste aastate jooksul ja ei jõua 300 episoodini, siis me rohkem ei suhtle lihtsalt. Selge, jätan meelde. Aga selle mõttes loodan, et sul tuleb tänane tore saade ja tore teekond loodetavasti alustava podcasterina ka. Ja. Ma tervitan ka sind, Kaire. Tere tulemast podcasti. Tere, Kris. Mul on rõõm, et sa olid nõus tulema ja olid nõus vastu võtma selle huulumeelse mõtte, et kokku lepitud üks-ühele vestlusele, sellest sai nüüd 2-1 intervjuu, kus me sind hakkame peedistama ja survestama. See on väga lahe. Ma olen oma elus tihti vastu võtnud selliseid väljakutseid, mis ei tea, kuhu viivad. Aga see on niisugune pigem põnev ja on alati üks koht, millest jällegi õppida. Nii et praegu tõepoolest ma ei karda sind. Veel. Veel? Te olete, ma korra peatus selle ka, ma täitsa huvi pärast küsin, et kuna mul ei ole ühtegi BNI esindajat tegelikult otseselt saates käinud kunagi, aga ma tean, et te mõlemad olete käinud seal ja mul on nagu, mind on kutsutud sinna päris palju. Ma ei tea, miks ma ei ole tulnud. Lihtsalt kuidagi nagu, ma olen isegi ennast kirja pannud ja läinud isegi ära maksnud selle tasu. Et ma tulen, panustan. Siis ikkagi otsustan, kas õhtul või varahommikul kirjutan sellele korraldajale, et tead, ma ikkagi tule. Ja ma ei tea, miks. Sinuga rääkisime natuke sellest, et mul ei meeldi chit-chat, kuna ma ei tea, mis on toimub, eks ole, ma olen siuke väikse kiksuga, ma ei tegelikult ei viitsi chatida niisama nagu, täna on ilus ilm ja õues on see ja kuidas sul läheb ja tahaks nagu minna, et lähme asja juurde. Pum, räägime asjast. Konkreetselt, kus on sinu kasu, kus on minu kasu ja mitte kuidagi, et oma kasu püüdlikult, et oma tagumik utsitada, aga et ma sellist nagu lihtsalt mula nagu viitsi ajada. Aga mul on ilmselgelt vist vale aru saama sellest, mis seal tegelikult tehakse, et kas te äkki tahad sa äkki rääkida lühidalt, mis seal nagu tehakse, võib-olla või kellele sa üldse mõeldud on, miks sina üldse käid seal? Vaata, esiteks ma natukene täiendan sind. Sul on käinud siin BNI esindaja, sul on käinud siin BNI Nordstar Tallinn president Gerdu Lener. Gerdu on või? Ta enne ei olnud, oli või? Ta on nüüd juba teist hooaega
Okei, ma ei teadnudki seda. Ja meie president, meie juhatus valitakse 6 kuuks, nii et kõigil on võimalus proovida niisugust juhtivat ametit ja miks ma seal käin ja mis asi see on, siis see oli minu jaoks ka väga huvitav fenomen. Mind kutsus sinna Keerdu, kuna me olime juba varasemalt tuttavad ja teadsime teineteise tegevusi mingil määral. Aga ta ükskord helistas mulle ja ütles, et Kaire, tead, et mul on hea võimalus sulle pakkuda tulla külla ühele ärihommikusöögile, kus on 30 inimest, nad kõik on erinevast tegevusvaldkonnast, ei ole omavahel konkurendid ja sa saad hästi palju erinevaid kontakte ja võimalik on, et nemad vajavad sinu teenuseid ja vastupidi. Ja siis, kui selgus, et see on hommikul kell 7 ja et seal ikkagi peaks nagu iga reede hommikul kohal käima selleks, et see võrgustumine on nagu hästi tihe seal, siis esimene mõte oli küll, ei, ma nagu nii hommiku inimene ka ei ole. Aga siis ikka jälle see sama huvi, vaata nagu see sinuga koos see podcasti tegemine ja nüüd nii-öelda kolmekesi siin vestlemine oli see, mis mind paneb alati selliseid uusi asju katsetama, et mis ma kaotan? Mis ma kaotan, kui ma lähen ja vaatan? Mis seal on? Ja tõepoolest ma esialgu minu tunne oli selline, et äriinimesed, eks, mis tähendab, hästi viksid ja viisakad ja istuvad niimoodi ümber laua ja igaüks räägib hästi tähtsalt oma ärist, eks ole. Ma olen olnud piisavalt palju tippjuhtide partner ja näinud äri seestpoolt ja ise ka ju minu firma on juba 20 aastat vana. Et olin päris palju erinevate selliste juhtimisteemadega kokku puutunud, erinevate ka võrgustikega. Aga see õhkkond, mis nagu seal on täiesti kardinaalselt teistsugune niisugustest tavapärastest nagu ühe valdkonna võrgustikest, et ütleme, et on seal personalijuhid ja on ärijuhid ja siis on seenior, eriti suured ärijuhid, et seal on see õhkkond on selline mõnus, vaba, humoorikas ja samas, mis mulle avaldas nagu väga suurt muljet, et see koosoleku formaat sellel samal ajal on nii, et see on väga täpselt mõõdetud, igal ühel on kindel aeg, mis ta peab rääkima, oma äri või oma teenust tutvustama, ehk et sa pead olema nagu väga fokusseeritud, väga niimoodi keskendunud ja seal ei ole sellist üleliigset, nagu sa ütlesid, et mingi chit-chat ja keep smiling, et teeme nägu, et me oleme nagu jube tähtsad ja ägedad. Seda ei ole seal. Ja kõik peamine põhimõte on seal see, et me toetame teineteise ärisid, et kui mina tean kedagi, kes võiks tahta sulle näiteks podcasti tulla, siis ma soovitan teda sulle, see toob sulle raha, sina ütled mulle selle eest aitäh, on ju, ja soovitad mulle võib-olla coachingu partnereid ja oma tuttavatele ja see ongi nagu soovitusturunduse baasilt nagu töötab. Et see minu esialgne mulje, et äkki see on nagu mingisugune võrkturundus või mingi, et tuli ka MBA või midagi, et mitte, et nad oleks halvad, aga need ei sobi mulle. Et see ei ole nagu see, kuidas mina tahan oma äri müüa. Et see on selline hästi sõbralik ja see toimib läbi teineteise tundma õppimise. Et meie niisugune idee on see, et me teeme küll äri ja õpime teineteise ärisid tundma, aga tehinguid tehakse inimestega, eks ole, ja selles mõttes see mulle nagu väga sobib. Ja kui ma tulin selle koosoleku formaadi juurde, siis ma olen nagu elus juhtimise juures näinud väga-väga palju selliseid koosolekuid, mis on ülipikad, kus räägitakse järgmisel koosolekul jälle seda sama juttu ja mis nagu minu jaoks, ma olen oma loomult niisugune tuline inimene, et tundub nagu aja raiskamisena. Seal sellist asja ei ole. Et räägitakse asjast, samas on õhkkond on hea, me oleme avatud ja kui ma sulle kedagi soovitan, siis ma tean, et ta on väärt soovitamist. Ta on usaldusväärne inimene, et ma ei saada sind kellegi,
mitte usaldusväärse inimese juurde. Et see on nagu see põhialus ehk et Givers Gain, andjad võidavad. Ja see on see, mis mulle sobib. Ma olen väga suur andja. Äkki peaksin siis ikkagi tulema. Aga väga kihvt, et on olemas iseenesest siuksed algatused ja koos olemised. See on muuseas rahvusvaheline. Ja 77 riigis üle maailma. Nii et kui sa oled selle organisatsiooni liige, siis sa võtad ükskõik kellega ühendust kuskilgi teiselt poolt maakera ja ütled, et ma olen BNI-st ja sa ei pea külmi kõnesid enam tegema. Päris lae. Äkki siis tulen. Tead, enne kui lähme sinu teemade juurde ja annan sulle võimaluse rääkida täna sellest, mis tegelikult sina tahad jagada, mis sa teed, kuidas sa inimesi aitad, kuidas sa juhte aitad ja kuidas võib-olla ka mitte juhte saab tegelikult läbi juhtimise jätta, mis on igapäeva elu nagunii osa, me juhime enda elu, ja oleme üksteisest mõjutatud, aga mul on saate toetaja, ma tahaks korra peatuda saate toetajatel ka, aga mitte ainult peatuda saate toetajatel niimoodi, et mina räägin ja siis teie siis kuulate, eks ole, vaid saate toetajate poolt on teie sulle kingitused ka. Ja neid on päris palju. Naiste ja rahvastele kingitused meeldib. Just, et nii urmas, aitäh! Ma tõstan nad sulle lauale, saad neid piiluda ja ma teen lihtsalt mõne lausega, räägin ka neist toodetes ka. Esmane kott on sulle siin lihtsalt hunnik raamatuid. Mul loodan, sul lugeda meeldib. Ja ma mõtlesin, sa küsid, kas ma lugeda oskan. Ja siis on siin veel natuke raamatuid ja siis on siin üks kodulõhnastaja ja siis seal sees on veel, sa võid piiluda, võid hakka julgelt. Ja seal on sees ka veel eraldi siis alustan need raamatutust, et siin on sul tegelikult esimene raamat, kõige peenem raamat neist on siis Million Mindset kirjastuse poolt ja ma panin sulle 2 tükki nende repertuaarist. Ma ei tea, kas sul Maxwelli selline suur teos on juba olemas, aga see tundus olevat midagi, mis võiksin kõnetada. Jaa. Et kes tunneb huvi, siis million.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle siis 1 miljoni kõikidelt raamatutelt -10% soodustust. Ja need teised paksud raamatud seal on siis Kontamo ettevõtte poolt, mis on siis puhtalt tervisest seonduvalt, nad kõik on üles ehitatud erinevatele tervise alustalad, naise tervised, kilpnääre, magneesium, aga tegelikult see ettevõte tegeleb magneesiumi toomisega. Ja siin koti sees on sul 2 pudelit sellist mitme kuu kuuri magneesiumit ka. Ja see magneesium on lihtsalt erilisem sellepärast, et ta on, ma ütlen väidetavalt, sest ma ise neid testi pole teinud, aga onu Ivar, kes on Kontamo taga, väidab, et ta on siis teadusega tõestatud ja maailmas üks ainukestest peaaegu 100% imenduv magneesium versus siis muud magneesium, mis on tableti kujul või pulbri kujul, mis tegelikult täna näitavad testid, et tegelikult imendu. Nii et saad hakata magneesiumi kuuri tegema. Ja kui keegi soovib endale saada Kontamo tooteid, siis podcast sooduskood kontamo.ee annab sulle 8% toodetelt soodustust. Ja viimane bränd, kes meil on kodumaine bränd siin, on kodulõhnastaja, kuhu võid siis panna endale kas vannituppa, elutuppa, kontorisse, võtta kaasa BNI koosolekutele, kuhu iganes. Ta on eeterlikaliselt baseeruv ja ta on lihtsalt ülihea lõhnaga ja kestab väga kaua, hästi kvaliteetne. Ja see on siis roofterras.eu brändi poolt ja seal sooduskoodi ei ole, küll aga on sulle üllatuskingitus, kui sa paned ostukorvis märkuste lahtrisse sõna Kris Kala. Nii et mingi shopaka ja need kingitused on siis sulle, nii et saad nautida. Väga lahe, et mulle väga sümpatiseerib see, et nad on nagu kõik tervise ja selle sama mõtlemisega ja emotsioonidega seotud, et hästi kiht, suur aitäh! Just, ja ma ka sind ka ära ei unustanud. Ma terve kotti sulle ei toonud, aga sulle ma võtsin sellise raamatu. Ma ei tea, kas sa lugenud, see on tegelikult ühe sporditreeneri poolt USAs kirjutatud Tim Grover. Kerdu teadis teda väga hästi, on tuttunud selle maailmaga ka, aga kuna sa oled ka sportlane, siis võib-olla leiad enda jaoks sealt selliseid mõtteterasid ja taipamisi, mis aitavad olla nii-öelda järeleandmatu, ehk siis inglise keeles on ta relentless, on see ingliskeelne sõna siis, et järeleandmatu ja nii-öelda vankumatu. Jah, ja sellega saab meil toetajate segment läbi, et kotid võid seda julgelt tõsta maha, kui sa tahad, aga ei pea, mind need ei häiri. Ja me lähme selle juurde, et räägime alustuseks üldse Kaire sinust. Ja see natuke esimene küsimus läheb sellesse valdkonda ka, et millest me saate eeselt siin rääkisime, sa mainisid naeratamist ja ma kusjuures üleeile vist salvestasin ka siin ja siis ma rääkisime sellest, et ma ise tunnen, et ma ei ole väga positiivne inimene, ma pigem nagu ütleks ennast sildistaks nagu negatiivseks inimeseks
ja küsimus sulle ongi see, et kas sina pead ennast nagu positiivseks inimeseks? Absoluutselt. Ja võib-olla nagu täpsustada ka seda, et kuidas seda positiivsust võib-olla kultiveerida. Mitte just niimoodi nagu, et oleks kunstlikult fake, eks ole, ma naeratan ja olen nagu hull optimist kohe ja kõik on tore, tegelikult elu on endale täitsa tuksis. Vaid päriselt siis jõuda sellesse kohta, kus ma tunnengi elust rõõmu, pisiasjadest võib-olla, ma ei tea, märkan rohkem positiivseid asju, olen optimistlikuma maailmavaatega, ma ei tea, näen tassi pool rohkem täis, kui et pool tühi on ja no mis iganes need võrrandid on või nii-öelda need võrdlused. Aga natuke peegelda seda, et kuidas sina seda hoiad ja kultiveerid ja integreerid. Ja miks seda üldse võib-olla vaja on sul äkki tuua mingisugune konkreetne näide enda elust või ma ei tea, juhtide või enda coachingu sessioonides klientidelt, et kuidas päriselt see hoiak või suhtumine ellu tegelikult mõjutab meid? No ma võin tuua kõigepealt niisuguse hästi hea näite, et meil tõenäoliselt kõigil on selliseid kogemusi, et on seltskond, kas on see töökollektiiv või võib-olla on mõnes peres niisugused jõuluõhtusöögid ja alati, kui sinna saabub mõni inimene, kes tõenäoliselt hakkab rääkima sellest, et mis on halvasti, kes on haige, kes on surnud, mis ei ole nagu õnnestunud ja kui alates või lõpetades sellega, et meie riigi juhtimine on halb ja ilm on halb, ühesõnaga räägib absoluutselt kõigest sellest, mis ei ole nii, nagu võiks olla. Kuidas õhkkond muutub? Negatiivseks? Eks ole, see levib. Ja tegelikkuses õnneks on ka vastupidi, et kui tuleb sinuga samasse ruumi inimene, kes särab, kes on kõigepealt iseendaga rahul, siis see rahulolu ja see positiivsus tegelikult läheb üle ka teistele inimestele, et sa juba häälestad teised inimesed ka selle peale, et tegelikult on küll seal kevadel see jube vastik külm tuul, aga ikkagi kevad on. Tähtis on see, et on kevad, päike paistab. Et see on nagu see üks põhjus, mis ma niimoodi üldiselt olen nagu ise tabanud ja ka teistelt inimestelt kinnitust saanud, et maailm sinu jaoks on samasugune, nagu sina ennast näitad ja nagu sa ise ennast tunned. Ja teine asi on see, et kui me nagu ka väga iseendas kahtleme ja siis jääme nagu kaevama nende asjade üle iseenda sees, mis nagu võiks olla teistmoodi ja millega ikkagi ei ole rahul, siis see paistab teistele ka välja. Ja sa lubad tegelikult teistel ka nagu anda endale mõista, et see tegelikult ikkagi ei ole piisav. Et mis on tänapäeval selline päris suur probleem. Nii noorematel põlvkondadel kui vanematel, et nagu üks pidev tõestamine käib kogu aeg. Selle asemel, et ma olen see, kes ma olen. Ja ma saan minna ainult paremaks. Aga see on iseenda otsus. Aga enda elus on väga palju erinevaid selliseid asju olnud. Väga palju. Nii isiklikus elus kui tööelus. Aga kas sulle tundub ka, mõtleme nagu lähtudes coachi vaatevinklist, ja ma mõtlen nagu enda peale, mis ma ise kogenud olen ja märganud olen ja ma ei ole nagu sinna teaduspoolt vaadanud, kuidas seda mõõdetakse või kas ta päris mõõdetav üldse täna ja mis vahenditega. Aga kuskilt on kõrvu jäänud ja jällegi kogemusele tuginedes, negatiivne emotsioon on mingil põhjusel tugevam kui positiivne emotsioon. Negatiivsed mõtted on tihtipeale tugevamad ja nagu rohkem peale nagu suruvamad, ülevõtvamad, domineerivamad kui positiivsed mõtted. Ja siis teinekord avastadki seda, et kui tihti me märkame iseennast jäämas kinni positiivsesse mõtteluupi. Me ei märka väga seda. Pigem on see, et ka ketra mingisugune, kas siis pseudo või päriselt mingi probleem, eks ole, või murekoht. Ja see ketrab ja kui sa siis leiad mingi tehnika, kuidas seda peatada või mis iganes väljundine, aga et ei tea väga, et ketraks nagu positiivne peas niimoodi. Kuidas sina ise seda nagu näed või kuidas sa kommenteerid seda või vaatad seda asja? Esiteks ma ütlen, et see on õpitav. See on kõige parem uudis ja see on see tegelikult, mida ma oma coachinguga teen. Õpitav siis MQ mõtlemine või?
mõtlemine, mõtete valimine on võimalik, jah. Ja teine asi see, et sa küsisid, et noh, et miks on niimoodi, et need negatiivsed on võimsamad. Et tõepoolest see inimene, kes on negatiivne, tuleb ruumi, ta mõjutab kiiremini, ta mõjutab rohkemaid ja see on nagu kuidagi tugevam tunne. Teate, miks see nii on? See on juba evolutsiooniliselt, olen mitmest kohast seda lugenud, et ja on ka uuringud selle kohta, et meie aju, mis on mitusada miljonit aastat vana, on tegelikult üles ehitatud sellele, et märkama ohtu. Inimesed on muutunud, keskkond on muutunud ümberringi, lõvi ei söö meid enam ära, aga me ikkagi märkame seda ohtu on meie jaoks see, mis on negatiivne. Ja väidetavalt pidi see olema meie ajust ja mõtlemisest 70% seda ohu märkamist. Juba me oleme niimoodi programmeeritud. 70 versus 30. Ja see on siis see, et noh, nii-öelda, et siis oleks tasakaalus. Et me jääme ellu, me suudame seda, mis on nii-öelda nagu võiks olla paremini, suudame seda arendada ja see positiivsus ei muutu ka selliseks, et kõik ütlevad, et kuule, tead, sa juba häirid, et kuule, mine sära kuskil mujal. Et noh, see paraku lihtsalt nii on. Ehk siis looduse poolt by default me oleme programmeeritud tegelikult olema negatiivsed. Märkama ohtu. Siin on ka hästi palju sõltub sellest, kuidas sa sõnastad. On ja. Ja kui sa saad aru, et see on tegelikult ellujäämiseks vajalik. See on ellujäämiseks vajalik ja selleks, et me areneksime, oskaksime. Praegu meil ei ole vaja oda võtta ja kellegile sellega virutada on ja, või kedagi püüda, vaid meil on vaja pigem nagu vaimselt jääda iseendasse ja iseendaga kooskõlla, et mitte lasta ennast sealt teelt eemale juhtida. Ja noh, teine asi on ka see, et sinna negatiivsusesse on väga lihtne kinni jääda, vaata nagu sa ütlesid ka. Sellepärast, et noh, et me arvame, et see midagi aitab. Et ma olen inimestelt teinekord küsinud ka, et ta ütleb, et tead, ma olen selline muretseja. Ja kuna me teame, et aju on meil selline elektriline organ, eks ju, jah, siis me programmeerime iseennast. Ma olen muretseja. Mul on õigus muretseda. Ja kui ma küsin, et aga kas lahendus ka tuleb? Ma ei tea, vahest tuleb. Et siis minu soovitus on see, et küllap te olete seda kuulnud mujalt ka, et vali endale muretsemise aeg. Et meil on hästi kiire kogu aeg, on ja. Et meil on vaja üks kohtumine, siis meil on vaja üks töö teha, keskendudes meil on vaja järgmisesse kohta minna, on ju. Päevakava on hästi tihe. On ju. Kuidas keegi seda oskab panna, mina olen osanud seda nagu väga kinni panna. 15-16 tundi tööpäevas, need on minu isiklikud kogemused, see on see, millest mina räägin. Aga kuhu see meid viib? Ma ei tea, läbipõlemine? Jah, läbipõlemine. Nii et võta sinna samasse otsust ära, et see muretsemine ei ole sulle kasulik, võta sinna samasse päevakavasse, mõned soovitavad pool tundi, mina ütlen pool tundi on liiga kaua, aga proovi, kui sa oled väga suur muretseja, võta pool tundi, pane see oma päevakavasse. Ära pane seda enne magamist kindlasti mitte, siis sa magad nende muremõtetega. Ja kindlasti mitte enne sööki, see on eriti meeste jaoks oluline. Sellepärast, et tühja kõhuga teatavasti kõik asjad on palju hirmsamad. Sööd kõhu täis õhtul, tuled töölt koju, sööd kõhu täis ja siis muretsemise aeg. Okei, no nii, nüüd ma muretsen. Ja sul tuleb juba sinna niuke väike selline vimka juurde, et okei, ma muretsen, oota, mille peale ma tahan muretseda. Muretsen ära, vaatan, aeg sai täis, mul ei ole rohkem aega. Täpselt samamoodi, nagu sa ütled teiste asjade peale. Sorry, kallis, ma praegu ei saa sellega tegeleda. Ma muretsen. Näiteks, eks ole. Ja sa saad aru, et noh, tegelikkuses ei ole sellest nagu suurt abi, et muretsen iga, kui sa leiad lahenduse, see on fine. Aga enamik muretsemisi meid ei vii nagu sinna. Et me muretseme tühja ja muretseme ennast headeks muretsejateks. See paneb mind ikkagi nagu omakorda uue küsimuse juurde suunama, et see, mis sina coaching sessioonides tõenäoliselt inimestega teed või ka kokku puutud, eks ole, need teemad ja lähenemised ja tulles tagasi selle negatiivse mõtlemise juurde ja selle mõttemustrite juurde. Kuidas nüüd
mida saaks siis inimene teha, et hakata enda perspektiivi ja mõttemustreid avardama, nägema, ma ei tea, võimalusi mittevõimaluste või takistuste asemel? Kuidas nagu jõuda sellesse kohta, et ma päriselt noh, selge, nüüd ma olen siis see tegelikult on hea soovitus, et võtta aega muretsemiseks, aga sealt on välja ka tulla, muidu ma jäängi sinna kinni. Et mis need veel nagu sinu sellised tööriistad ja soovitused on, et kuidas päriselt siis keskenduda sellele, et ma annan enda aru, siin on selline koht, nüüd oleks vaja muuta seda. Ehk et see ongi see, et seesama, mis sa ütlesid, see märkamine kõigepealt, et õpi märkama, mida sa ise endale räägid, mida sa ise endale kinnitad ja kellena sa ennast nagu tunned, kellena sa ennast identifitseerid, kes sa oled. Ja kui palju sa üldse sina oled? Kui palju sa tegelikult oled see, kes sa tahad olla ja mida sa üldse tahad? See on nagu kõige esimene küsimus. Need seadistuste teemad on ju, et negatiivne või positiivne, et selle kohta on ka väga paljud psühholoogid andnud nõu, et neid annab ümber seadistada, neid default seadistusi, mis me oleme lapsepõlvest ja uskumustest ja oma halbadest kogemustest ja kõik kaasa saanud, et ma nii ei tee, sellepärast et pärast seda võib juhtuda see, on ju, siis seljakott on meil kogu aeg kaasas ja see kogu aeg rõhub ja läheb suuremaks ja suuremaks. Ei ole mõtet seda kaasas kanda, me ei oska lahti lasta, me ei oska maha visata, on ju. Et seda ma räägin iseenda pealt ja ma olen näinud seda ka oma klientide pealt, ehk need esimesed mõtted nüüd vastandina sellele, et hästi, kui sa tahad muretse, aga piira seda, on see, et need default seadistused, sa hakkad neid ümber seadistama. Et sa mõtled iga päev sellele, mis täna oli hästi. Kas tead, kui raske see on? Kas sa oled proovinud? Mõelda see peale, kui mis täna oli hästi? Jaa, see ei ole üldse lihtne, eriti kui see ei ole seda... See ei ole harjunud. Just, et seda, ja isegi mõtlen sulle ausalt, ma olen nagu, miks ma mainisin, ma olen enda tutvusringkonnast, lähitutvusringkonnast, ma arvan, ma olen üks negatiivsemaid inimesi ja see tähendab, ma olen üdini negatiivne, lihtsalt teistega võrreldes, ma olen negatiivsem ja muretsen rohkem võib-olla. Muretsen asjade pärast, mis veel juhtunud ei ole. Aga eriti see on kõige ongi see, et kas me muretseme selle pärast, mis eile oli, see sai küll nüüd valesti öeldud või oleks pidanud nii, oleks pidanud naa, või siis selle pärast, mis tuleb, eks ole, mis on vaja teha. Samale ma loon seda, mis... Ehk et sa ei ole kohal. Just. Ja ma olen märganud seda, et naine mõnikord teinud ettepaneku, et kuule, aga et ma ei tea, proovime siis koos unistada näiteks rääkida unistusest või et räägi mulle, millest täna tänulik olid. Siis kui mul on nagu selline, see trots on peal, eks ole, olete, ma toon näite. Seda ma olen nii ära kapseldunud, et ma isegi ei taha rääkida sellest, mis on tegelikult hästi täna olnud. Ja ma olen märganud, et tekib selline, ennast kõrvalt vaadates, tekib selline nagu lapselik mingi selline, et nagu keegi või nagu keegi hoiab mu suud kinni või hoiab tagasi minu seda häält ja ma nagu ei suuda rääkida asjadest, mis on hästi. Et see tekitab ebamugavust, nagu isegi vastik isegi öelda, et tead, täna oli, mõte on küll see, et mulle meeldis lapsega mängida, aga ma ei suuda välja öelda seda, sest et see ketra mõtte peas on, eks ole, ma mingis luubis on nii-öelda, kui on see olukord käes. Ja seda ma märgan küll, et ei ole lihtne tulla nagu kohale ja hakata rääkima asjad, mis on hästi. Kui sa oled selles võnkis tagases, kus tegelikult tahad olla nagu, madalas mulla ja muda sees, vaata, kõik on perses. Jaa, ma saan aru küll sinust, et ma olen ka selles kohas olnud, et mingisugusel hetkel, võib-olla kuidagi teadmatult võib-olla on vanemad selle kaasa andnud, et umbes, et pill tuleb ikka ilu peale ja ära uhkustasin midagi, et tegelikult saad paremini ja pinguta ikka veel ja kõik niisugused uskumused, mis sulle on nagu kaasa antud ja need on alateadlikud. Et ainus asi, mis sealt välja toob või on kaks asja, on see, et kas tõepoolest juhtub midagi ja sa saad aru, et tegelikult see ei ole oluline, millest sa praegu kinni hoiad. Või siis on teine asi see, et sa hakkad ise teadlikult seda muutma. Ehk et coachi juurde tulevad inimesed, kes on juba valmis seda muutma. Et ta peab olema nagu selles seisundis või ta tunneb, et kuule, nagu see ei ole päris see, mida ma tahan, et kõik on justkui hästi või siis vastupidi, et kõik teised kõik teevad midagi nagu, et nagu teised kõik on idioodid.
Mina olen tegelikult jumala normaalne inimene, aga vaata, need teised kõik on ümberringi niisugused. Et siis on nagu aeg ise endale otsa vaadata. Et kas ikka päriselt on nii? Ja siis need samad, see on nii tore, et sul kaaslane nagu kutsub sind üles niimoodi tänulik olema ja need ongi tegelikult ka tänapäeval need tehnikad, mida nagu õpitakse ja saadakse aru, et see tänulik olemine on hea sulle endale ja see on nagu hea ka teistele inimestele, et ma tulen ühe väikse, hästi lihtsa näite, et sa küsisid, kas minu elus on midagi juhtunud, eks ju. Et ühel hetkel, kui ma alles õppisin ülikoolis, ma olin niisugune hästi hiline õppija. Ja lapsed olid siis juba olemas ja me olime ka avastanud laste isaga, et see elu, mis me elame, et ei ole ikkagi see, mis me tahame elada. Ja tegelikult minul oli siis plaan sealt välja astuda sellest elust ja ma sõitsin just Tallinnasse ülikooli, ma elasin tol ajal Tallinna lähedal ühes väikses kohas ja siis sõitsin ja mõtlesin, et tegelikult on praegu asjad nii hullusti, et nagu hullem ei saa enam olla. Ja siis auto tegi järsu pöörde vastassuunavööndisse ja siis ma ilmselt rabasin sealt valesti tagasi ja auto läks teistpidi nii-öelda nagu kodukoha poole tagasi ja veeres vastu lumevalli ja ma veeresin selle autoga üle katuse mitu korda. Ja see oli väga õnnelik õnnetus, auto oli pärast nagu niisugune tore väike koerakuut viilkatusega. Aga see tõi mind nagu mingisugusel hetkel nagu sellisesse kohta tagasi, et kui ma jõudsin uuesti koju ja siis lapsed käisid koolis, mul siis juba jooksid vastu, et emme, kas me võime toas makarone süüa, siis mõtlesin, et teate, et te võite sinna vaiba peale seda ketšupit ka panna, et seal ei ole üldse mitte mingisugust tähtsust. Et teatud situatsioonid elus muudavad seda, kuidas sa vaatad asjadele, mis on oluline ja mis ei ole. Et need väärtused nagu tulevad päriselt esile, et mis on tähtis ja mis ei ole tähtis, eks ole see, et sa oled olemas oma laste jaoks, oma nende inimeste jaoks, kes on sulle olulised ja iseendale ka, et see ei lõppenud selliselt halvasti, nagu mu isa näiteks sai surma autoõnnetusega. Et tänu sellele oli seal hästi palju niisuguseid emotsionaalseid ja psühholoogilisi momente, mille kõigega tuli pärast hakkama saada. Ja kui ma oleksin jäänudki ainult selle sisse, siis tõenäoliselt oleks minu diagnoos praegu posttraumaatiline stressihäire. Eks ole, see oli nagu üks selline näide ja ma usun, et me kõik oleme selliseid asju ülenud. Kas just täpselt selliseid, aga mingeid selliseid, mis on meile võimete kohased elus õppimiseks. Ütlesid nii huvitava lause enne, lihtsalt eile sattusin nagu seda kuskilt ka mõtisklema, ma ei tea mille pärast, aga et kui on seisund või mõttejada selline, et kõik su ümber tunduvad idioodid ei saa kõige targem, mis maailma viga on. Ma taban ennast vahel selle mõttel. Aga mul on sellele üks hea vastunäide, mis paneb mõtlema, et huvitav, mis case sellega võib olla siis. Inglise keeles on selline huvitav lause, et telling the truth in a world full of lies, people call you crazy. Ja kui mõtleme selle peale, et näiteks Tesla, Einstein, palju neid peeti tegelikult mõne mõttes mingi perioodi segaseks, mida üritas saavutada. Samas nemad ju teadsid, et ümberringi kõik eksivad ja neil on õigus, nad leiavad selle lahenduse. Ehk siis mõne mõttes paneb mõtlema, et mis fenomen seal selliste hetke taga huvitav on. Et sul ongi tunne, et sa oled geenius, sa ei oska veel seda nagu verbaalselt võib-olla väljendada, sul pole ka näidata. Ja ümberringi inimesed, kes sind kahtlevad, tunduvadki sulle, et nad ongi idioodid, ei saa arusust. Sest nad tegelikult ei näe seda, mida sina näed, seda potentsiaali.
mis mõtted sul tekivad seal? Mina ütlen selle peale niimoodi, et ma olen juba ammu aru saanud ja me kõik oma perekonnaga oleme aru saanud sellest, et me ei ole normaalsed. Ja see on täitsa okei. Tere tulemast klubis siis. Jah. Et ja tegelikult ma nagu ei püüagi ja see ongi seesama, et igaüks meist on omamoodi selline, ükskõik kuidas me seda nimetame, kas hullumeelne või idioot või geenius. Et tuleb lubada enda lihtsalt olla, et M-kumb siis? Hullumeelne geenius. Geenius ma kindlasti ei ole, et minust on kahtlemata targemaid inimesi, sellele ma ei pretendeeri, aga omamoodi hull või lapsemeelne, minu meelest see lisab lihtsalt elule värvi ja kui ma ei proovi ja olen liiga raamides, siis see on igav. Ja ma ei avasta ka midagi. Mul ei olegi varianti geeniuseks saada. On ju? Never say never. Kui ma ei ole hull. Ja. Seda ma ütlen. et see pisuke niisugust hullumeelsust, et me ütleme ise perekonnas teineteisele, et mind ei ole mitte kunagi normaalsuses süüdistatud. Jah. Sa mainisid natuke aega tagasi niisugust sõnapaari nagu vaimne vastupidavus. See kõrvu ja ma näen, mul on selle kohta küsimus ka. Äkki peatus korra sellel? Räägi, mis see nagu tähendab ja millest see väljendub ja võib-olla täiend küsimusena veel, et ma loodan, et sa saad juba aru sellest, et minu küsimus moodustavad 100 küsimusest. Aga et mis on vaimne vastupidavus ja kas võib väita seda, et inimene, kellel on väga suur teadlikult, alateadlikult elu poolt loodud mingisugused olukorrad, kus seda vaimset vastupidavust pannakse kogu proovile või tuleb kasutada, et jääda nii-öelda enam-vähem normaalseks. Kas see teeb neid nagu tugevamaks või see vaimne vastupidavus pigem, mida rohkem sa seda koged, seda tegelikult rohkem ta siin nõrgestab? Ma alustan kohe sellest viimasest küsimusest ja vastus on see, et vaimne vastupidavus tähendabki just nimelt seda, et sa tuled toime nende elu poolt sulle teele veeretatud või sinu enda valitud raskustega. Suudad nendega hakkama saada. See on vaimne vastupidavus. Ehk et see, et nagu Rocky ütles, olete näinud kindlasti seda filmi, eks ju. Et tugev ei ole mitte see, kes ei kuku, vaid see, kes tõuseb püsti. Ja mulle väga meeldib see ütlus, et ma olen olnud seal mudas mitmeid kordi. Nii isikliku elu kui tööelu läbipõlemise niisugustel tagajärgedel. Aga tugev on see, kes märkab seda ja uuesti ellu ärkab, edasi läheb. Et kui me räägime vaimsest vastupidavusest, siis see, keda nii-öelda sellised eluväljakutsed nõrgestavad, siis temal on vaja seda piltlikult öelda, selle sisemist vastupidavust ja enesejuhtimist lihtsalt õppida. See on õnneks arendatav, aga selle jaoks on vaja ühte asja. Ise otsustamist. Et sa teed selle otsuse ja ütled, et ma ei taha enam sellisel kujul edasi minna nagu siiani, et mulle ei meeldi see kogu aeg see korduv ratas, et jälle ma olen samas kohas. See tähendab seda, et sa pead hakkama õppima, kui sa oled jõudnud juba mitmendat korda samasse kohta. Poisid, see on juba olnud, on ju. No see on märk sulle. Mitte, et ma ootaksin märke kuskilgi sealt, aga elu on ikkagi üks tervik. Ja inimene on üks tervik. Mis need küsimused sul veel seal olid? Et coachil on omased niisugused üks küsimus korraga? Et jah, mis see vaimne vastupidavus tähendab ja siis see, millele see esimese vastu seda, kus seda pidevalt sellise vaimse stiimuli surve vastupidavuse testi all olles, kas see nõrgestab või tugevdab? Aga jah, et sõltub inimesest ja kuidas ta toime tuleb, et me oleme erinevad. Ja on inimesi, kes siis otsustavad, et nad hakkavad ennast tugevdama ja on inimesi, kes ei ole võimelised seda tegema. Või ei saa sellega hakkama, et nad on teistsuguse närvikavaga loodud. Või nad ei näe vajadust endal selleks, et üks väga hea näide on sellest, mis meil tegelikult praegu ümberringi toimub, et
alates Covidist, eks ju, kõik räägivad, et no üks kriis järgneb teisele. See tähendab seda, et tegelikkuses vaimne tervis on see, kui inimene tuleb toime elu väljakutsetega ja stressiolukordadega. Ta oskab nendes käituda, oskab teha endale kasulikke valikuid ja ei kuku reelt maha. Ei jää haigeks selle tulemusena või kui jääb haigeks, siis otsib võimalusi, kuidas terveneda. Ja see vaimne vastupidavus, kui ma ei eksi, siis inglise keeles on see vaste on resilience ja eesti keeles on veel üks hästi tore sõna, mida personalijuhid armastavad rääkida, on säilenõtkus. Et säilenõtkus, eks ole, kui sa hakkad nagu seda sõna mõtlema, sa saad juba aru, ehk et nagu paindlikkus on ju. Et sa säilitad oma paindlikkust, kus on vaja, astud tagasi, kui ma ei tule olukorraga toime, siis ma ütlen, et ma lahkun ja kui ma suudan muuta, siis ma muudan, et tegelikult see on see sama asi. Et kui mõned armastavad tsiteerida, et annaks Jumal tarkust teha vahet selle vahel, mida ma suudan muuta ja mida mitte. Et siis on hästi. Ehk et muuda seda, mida sa oled võimeline muutma ja mida ei ole, siis lepi sellega. Ära virise kogu aeg. See on see, mis nagu, et tähendab, et kui sa leiad nagu kohta, mis peaks olema paremini, aga tee ära. Ja kui sa ei suuda teha, siis jätta rahule, lepi. Let it go, nagu ütleb Elsa Frozenist. Jah, täpselt. Et ma olen endale selle ka tõestanud see hetkel, kui ma hästi pikalt töötasin siin üle 10 aasta riigiametis. Kõigepealt pikalt siis ühes väikses kohalikus omavalitsuses ja olin võtnud endale ka Tehnikaülikoolis halduskorralduse õppest siis kaasa selle, et riigiametnik on teenindaja. Ja ma olen selgelt selle mõtteviisi esindaja, et riigiametnik on inimeste jaoks, nende riigi inimeste jaoks, nende inimeste raha eest ja nende inimeste jaoks. Ja mõtlesin ka seda, et okei, et ma proovin. Ja ma olen töötanud ka mõne aja riigikantseleis ja vahel tundub nii, et noh, mis see siis on? Aga mõni asi, mida sa näed lähedalt, läheb minu põhimõtetega vastuollu ja siis kui mul hästi roosad prillid ette tulid ja mul oli vaja kolida, siis mul ei olnud raske Toompealt ära kolida. Üleüldsegi teise Eesti otsa. Nii et soovitan ikkagi inimestel jääda iseendaks, et sa saad hommikul nii-öelda, vähemalt olen mina seda teinud, saad hommikul endale nagu rahulikult, ausate silmadega otsa vaadata. Mina tahtsin seda, ma tegin ise selle otsuse. Ükskõik, kuidas ta läheb. Mina otsustasin. Ma olen üks pool sellest, isegi kui see läheb nässu. See on minu otsus. Ja kui ma olen endale teinud selgeks, et mina ei ole riigijuht, siis ma ei võta väga palju sõna ka sellel teemal, sest ma tean, et see ei ole kerge. Ma tean väga palju selliseid asju, millega sa pead hakkama saama. Et kui suudad, siis muuda ja kui ei suuda, siis lepi. Ja see aitab minul olla ka see sama positiivne, et no mis asja ma muretsen selle pärast, mida ma muuta ei saa. See rikub ainult minu ümbritsevate inimeste meeleolu ja kõike seda enesehinnangutest tekibki selline tunne, et sa vajud sinna lõputusse muresohu, mis väidetavalt pidi meil siin ajus sellised rajad kujundama, et kui seda negatiivsust tuleb kogu aeg sinna peale, siis see rada läheb kogu aeg sügavamaks, nagu trammitee, eks ole. Kogu aeg sõidab see tramm ühte ja sama rada ja sa ei näe enam mitte kuhugi välja. Sa näedki ainult seda, mis on halvasti. Selle raja peal on ju. Ja see on see, mida selle vaimse vastupidavusega siis tuleks märgata, et kui sa nagu kaldud jälle sinna selles sama raja peale, et siis sinu asi on maha astuda.
Te olete aga mõlemad nõus, ma arvan, kui ma ütlen, et ignorance is a bliss. Olete kindlasti kuulnud, Jani? Ignorantsus on õnnistus. Ja ma kuulasin sind praegu, Kaire, ja tegelikult tahan, et Laura-Liis ka ütleks, mis tema sellest mõtleb, aga ja samuti sina, Kaire, aga korraks peatuks just selle poolel, et sa mainisid COVID ja ütleme siis tänane, ma ei tea, ala sõda või mis iganes olukorda, mis tekitavad siin ühiskondlikud inimestes kollektiivselt sellist stressi, eks ole. Ma pean täna tunnistama, et mitte kumbki sündmustest mind ei ole mõjutanud. Kui ma vaatan ümberringi, kuidas inimesed on sellest mõjutatud olnud varasemalt, vaimselt just, ja täna ka füüsiliselt mõned enne, siis ma olen kuidagi jäänud sellest nagu välja ja ma olen mõelnud, et huvitav, et miks see niimoodi on. Ja siis ma olen selles mõttes selle kiiksuga inimene, et mul on hea meel öelda, et ma ei ole nagu väga haritud akadeemiliselt. Haridusega. Haritud elukogemuselt kindlasti olen. Aga me tuleme tagasi saate alguses räägitu juurde, et ignorance is a bliss. Kõik see jama, ebameeldiv informatsioon, see jõuab minuni igal juhul varem või hiljem. Miks ma pean seda iga päev jälgima? Nagu uudiseid, sellest rääkima, seda kuulama. Ja ma olen ennast mõne mõttes välja lõiganud sellest nii-öelda tavaelu maailma käsitlusest juba, ma ei tea, mitukümmend aastat. Reaalselt, ma jääb üldse tean, kes Eesti president on. Ilma naljata, et aga täna tean. Aga see mõttes, et mida ma tahan öelda on see, et ma ei ole üldse kursis siukse nagu nii-öelda maise laialt levinud nagu üldinfoga. Ja ma olen nagu keskkond alati mingitele kindlatele spetsiifikatele valdkondadele, mis mind õnnes huvi pakuvad. Ja ma näen, et võib-olla see on üks põhjustest olnud, miks ma ei ole nagu väga tugevalt mõjutatud või tundnud mingit hirmu või mingit jama või mingit nagu ebameeldivaid tundeid või emotsioone. Kus teil on? Kas te tunnete ka seda, et kui sa tegelikult ei tea, mis tegelikult toimub peensusteni välja, siis see tegelikult ei mõjuta sind ju, selle mõttes. See info jõuab, kui ta on nii globaalne info, siis ta jõuab nagu nii sinuni kuskilt lõpuks. Lihtsalt teie mõtteid tahaks kuulda. Mina olen suures plaanis nõus. Ja mina soovitan lausa, sa küsisid enne jälle soovitusi, eks ole, et mitte, et kuidas mitte olla negatiivne ja nii edasi, et üks esimestest asjadest, mida ma soovitan, on meediadieet. Tõepoolest. Et jällegi seesama vali, mida sa tarbid. Ära lase valida meedial, et tema tarbib sind. Sest muidu see hakkab teistmoodi tööle. Sama nutitelefonitega, ta lase nutitelefoni sotsiaalmeedia ennast tarbida või tarbi ise seda mõõdukat. Absoluutselt, jaa. See on vajalik, see kõik on väga hea, see tehnoloogia kõik on väga hea, aga see sama mõte, et ma ikkagi kuulen ühel hetkel, ma ikka aeg-ajalt panen raadio mängima ja võib-olla korra päevas või korra 2 päeva peale kas hommiku TV-d või aktuaalset kaamerat ja see on kõik. Ma ei vaja rohkem pidevat rullimist. Sest ma tundsin tegelikult ise, kuidas see teeb mind auklikuks. Ma tundsin hästi füüsiliselt, et ma olen nii empaatiline inimene, nii tundlik, emotsionaalne, et minust jäävad pika peale alles ainult raamid, kui mu ümber on negatiivsus, nagu päriselt. Ja see on ka võib-olla üks põhjustest, et miks olla positiivne. Hästi füüsiliselt tunnen seda. Kus sul on? Ma ei tarbi ka absoluutselt üldse mingit meediat. Mul on suhteliselt sama suhtumine nagu sinul, Kris, et niikuinii tuttavate sõprade kaudu see oluline info jõuab minuni ja see, mis ei ole oluline, et ma ei peagi kuulama ega vaatama midagi, et ta ei anna mulle niikuinii midagi. Et ma arvan ka, et see meedia mõju ja sealhulgas ka sotsiaalmeedia on ju, et tegelikult see ei tee meile väga palju head. Vaid hakkab meid väga tugevalt mõjutama ja meie samamoodi mõtteid ja tegutsemisviise. Ja püüad olla siis võib-olla kellegi moodi või nagu tahtmatult, eks ole, see mõjutab alateadlikult ka. Eriti noorte seas minu arust, kes ei suuda võib-olla, kes ei ole nii teadlikud, kuigi ma ei ütleks, et vanemad inimesed võib-olla ei pruugi ka alati olla nii teadlikud, aga just nooremaid see mõjutab aina rohkem. Jah. Tuleks ringiga sinu ühe sellisele teenuse osa juurde või abi osutamise tööriista juurde. Nii. Et kuna sa oled coach ja inimestega aitad, olgu nad siis juhid või mitte juhid, meil jäi mõlemale tegelikult Laura-Liisiga silma joogateraapia. Ma püüdsin mõelda nagu ka küsimusi moodustades ja sinu tausta uurides, et kas ma olen varasemalt kellegagi suhenud joogateraapiast. Need ei ole vist.
ja selles mõttes on nagu huvitav, täitsa huvitav teine suund. Mul on mingi aimdus, aga mul tegelikult ei ole üldse ettekujutust ja see oletus alati eksib. Aga tekkis küsimus, et mis see joogateraapia on ja Laura-Liis endal tekkis küsimus nagu, et kuidas ta nagu eristub võib-olla lihtsalt erinevatest tüüpilistest jooga nagu stiilidest või üldse joogatamisest. Mis see nagu suurim vahe tegelikult seal on? Ja kas ta on nagu mõeldud inimesele, et joogateraapiat saab läbida ainult inimene, kes teeb joogat või joogateraapia mõeldud inimesele, kelle iganes. Et peatume selle korraks ja räägi, mis see tähendab, mis teed seal, miks see kellele vajalik on ja siis võib-olla mõni, kes siin kuulab täna, siin tunneb ära, et okei, oleks aeg tegelikult pöörduda ja proovida seda asja. Hästi, siis ma alustan sellest mõttes algusest, et joogateraapia, millega mina tegelen ja mida mina olen õppinud, põhineb klassikalisel joogal. Klassikaline jooga on see, mis sai alguse üle 2000 aasta tagasi, on kirja pandud filosoofiaga joogasuutrates ehk need on need põhimõtted ja see kõige olulisem põhimõte, mis seal on, ja mida mulle muide ka üks joogateraapia klient ütles, mis teda on väga palju aidanud, ta on minu arust käinud 2 korda, on põhimõte, et ära ole vägivaldne iseenda ega teiste suhtes. Nii füüsiline kui vaimne? Jah. Eelkõige iseenda suhtes, ehk see, mis sa enne rääkisid, see eluterve isekus, kuhu mina olen ka jõudnud peale seda, kui ma siin meeletut moodi tööd rabasin ja ikkagi korraliku läbipõlemise äärel olin, et me igaüks peame olema teatud mõttes, heas mõttes isekad, mitte egoistid, nagu 2 erinevat asja. Aga siis see joogateraapia põhinebki sellele, et sellega ei tehta mitte kellelegi liiga, mitte kunagi ei tehta haiget ja see areng läbi selle joogateraapia käib lihtsate harjutustega. Seal on nii füüsilised harjutused, mis on sarnased joogaharjutustele, aga nad on modifitseeritud vastavalt sellele inimesele, kes sinu juurde tuleb. Ehk et nad on personaalne kava konkreetselt sellele inimesele koha peal, täpselt tema vaimse või füüsilise arengu tarbeks. Ja me oleme kõik hästi palju kuulnud seda, et selleks, et su vaim oleks terve, pead sa piisavalt liikuma. Üks ole on ju. Ja seal on need 2 asja koos. Et see liikumine näiteks koos hingamisega, et jooga tähendab kindlasti, et liikumine on kontrollitud koos hingamisega ja siis ta mõjub rohkem ja ta toob su kohale. Ehk et sa tegeled korraga konkreetse asjaga. Su pea läheb tühjaks, sul ei ole mingeid muresid, sul ei ole mingeid rõõme, mitte midagi, sa oled kohal, tegeled selle asjaga, millega sa päriselt tegeled. Ja rääkides erinevatest stiilidest, jah, tänapäeva lääne ühiskonnas joogastiile on väga palju, aga nad on kõik välja kasvanud sellest samast klassikalisest joogast. Ja nad on elemendid. Kundalini jooga, mis tegelikult klassikalises joogas tähendab hoopis midagi muud, kui see, mis räägitakse tänapäeva, eks ole, selles joogatunnis. Hatha jooga, kriia hatha jooga, siis on ashtanga jooga, mis on nagu eriti jõuline, on nagu sellistele inimestele, kes tahavad nagu väga suuri lihaseid, väga suurt painduvust, aga tegelikult sisaldab see üks ja sama klassikaline jooga kõiki neid elemente, aga piisaval määral ja see tähendab seda, et see areng on samm-sammuline, aga kogu aeg pidevalt jätkuv. Võib juhtuda, et sa kukud sealt tagasi, aga sa ikkagi lähed jälle edasi. Ja mis eristab nagu ka minu coachingut teistest coachidest on see, et ma jälgin seal tegelikult seda sama jooga põhimõtet, mis on ühtlasi ka tegelikult kirja pandud sellesse samasse juhtimiscoachingusse, nendesse põhimõtetesse, et sa oled inimesega täpselt samal tasandil ehk et samas kohas, kus on tema. Mitte ei ütle, mina tean, sina teed nii. Või ei lähe sellesse vanema ja lapse suhtesse. Et sa mõistad, toetad ja oled hinnanguvaba.
pigem toetad positiivsusega kui sellega, et oi-oi, see on nüüd praegu valesti. Et näiteks näidatakse mulle üks harjutus ette teisel kohtumisel, et näed, et mulle meeldib niimoodi ennast venitada, et mulle tundub, et see on mu seljale hea. Jaa, kindlasti on see hea harjutus, aga vaata, see on veel parem siis, kui sa hoiad oma selga sirge. Et nagu see põhimõte, et kui sa tabad ära, mis on su selgroog, sisimas saad aru, et kui ma praegu palun teid, et tõuske püsti, pange tallad maha, seiske sirgelt ja mitte nina püsti, vaid pigem nii, et sinu kael on sinu lülisamba pikendus, siis sa tunned, et sul kohe tuleb selline enesekindlus, on ju. Ja see täpselt see füüsiline läheb tegelikult edasi sinu vaimseks enesekindluseks. Nii et läbi keha me saame mõjutada oma vaimset vormi väga-väga palju. Ja see toimib ka vastupidi. Hästi lihtne näide on see, et kui me räägime naeratusest, eks ju. Isegi see fake naeratus. Aju ei tee vahet. Aju tunneb, et sul enamus lihaseid on lõdvestunud, kui sa naeratad, on ju. Sest kui sa oled kuri, ja sa oled pinges. Järelikult on paha olla, on ju. Ja siis saab seda heas mõttes nagu ära kasutada, et see hea nagu suurendab head samamoodi nagu vastupidi. Ja joogateraapia sobib siis nendele inimestele, nad ei pea olema varem joogaga tuttavad, üldse mitte. Enamik, kes minu juurde on tulnud, ei ole varem enne seda üleüldse nagu joogasse uskundki, et üks osa nendest ütleb, et ma olen kõiki asju proovinud, aga ma mõtlesin, hea küll, ma proovin siis selle ka järgi. Et et ega võib-olla üks osa nendest, nad ei arvagi sellest suurt midagi. No ma tulen vaatan, mida sa teed seal minuga. Ei, mina ei tee midagi. Sina teed ise. Et mina lihtsalt kõigepealt saan teada, kes sa oled, mis sa tahad ja millest sa tahad paremaks saada. Kas sul on uni halb? Kas sul on need purjusaahvid peas, keda on skorpion nõelanud? Kujutate ette? No, võib-olla olete seda seisundit enda puhul ka teinekord. Purjusaahvid on monkey mind või? See on veel hullem. Vaata, joogas öeldakse purjusahv, keda on salvanud skorpion. Et stressis inimese aju näeb selline välja. Kujutate ette, kui jõudne see on, jah? Purjusahv möllab sul sinna, ta on salvataga saanud mingi mürgiga. Ja see siis koos nende liigutustega, koos hingamisega, seal on võimalus veel helid juurde tuua, erinevad niisugused kellad, aga see on siis juba edasi, mul ei ole mõtet inimesi ehmatada. Et kõik mõtlevad, et mis see jooga on? Istuvad, ümisevad ja ei söö midagi. On ja? Ei ole. See on tegelikult kohandatud ikkagi konkreetsele inimesele, kes tuleb, aga need on need elemendid. Ma tean neid sanskriti keeles öeldakse, on siis see samastiti, eks ole, et see õige asend joogas, aga see on nendele inimestele, kes on lapsest saadik seda õppinud, eks? Meie ei ole. Meie saame sealt võtta ainult neid samu abivahendeid ja tehnikaid. Kuidas rahuneda, kuidas tulla praegusesse hetke ja siis hakata iseendaga tegelema. Et mul on ka inimesi, kes käivad, kes on tulnud coachingusse ja on lihtsalt huvi pärast öeldud, kuule, et ma olen mõeld selle jooga peale, aga ma tulen sulle joogatundi ka. Tee mulle personaalne joogatund. Ja nad on ära käinud ja meie hilisemad ka coachingu seansid tegelikult algavad nii, et ma ütlen, et teeme nüüd niimoodi, et me teeme, eks ole, siin paar praktikat alguses ja siis läheme edasi, et ma näen juba, kui inimene tuleb uksest sisse, kui laiali ta on tegelikult. Sest ma olen kogenud ka seda, et kui see seanss toimub sellise laiali inimesega, et ma olen hea kuulaja, jaa, aga see ei anna talle mitte midagi, kui ta ainult räägib. Sest ta ei mõtle ise läbi seda, mida ta räägib. Ta ei jõua. Ahv on purjus.
ja seda saab sinu käest või kuidas seda inimene tahab nüüd kuulab, mõtleb, et okei, ma olen valmis tulema oma purjusahvi likvideerima. Et kus ta kirjutama peab sulle? kaireparve.com ja sealt leiab ka minu kalendri, kus on võimalik kokku leppida kohe kõige esimese niisuguse 15-minutilise vestluse, et kõik inimesed ei sobi kõigiga, eks ole ju. Et kõigepealt katsetame ära, kuidas meil omavahel vestlus klapib, teeme selgeks, mis asi see tegelikult on ja siis ta saab tulla proovima, lepime kokku ja praegu nüüd ka aprillikuu alles algas, nii et kui aprillikuu esimese 2 nädalaga siis minuga see tutvumiskohtumine kokku leppida, siis võib saada ka 50% soodustust. Paneb nagu see ütleme, mõne mõttes endaga tegelemine on seotud ju mitte kaudselt, vaid otseselt enda enesearenguga. Tahame või mitte, ja vaatamata sellele, et inimesed tahavad quick fixi saada ja eelistaks mitte ise tööd teha enda kallal, vaid keegi teine tuleks ja teeks, siis mulle meeldis, et sa tõid selle pool humoorikalt, aga samas välja ka, et sina ei tee see midagi, et inimene teeb ise endaga tööd. Ja areng teatavasti võrdub potentsiaal. Potentsiaalist räägitakse väga palju. Nagu niisugune tunne mulle, et peaaegu iga 3. külaline räägib potentsiaalist. Ja ma mõtlen nagu selle peale, et olles täna endiselt veel ise ka enesearengus samamoodi ja kasvamas ja olen veel noor mees aga olles seda potentsiaali nagu teemat üritanud lahata ja kombata ja mõista ja aru saada sellest, et ma tänaseni tegelikult ise aru sellest, millest inimesed räägivad, kui nad räägivad sellest potentsiaalist ja potentsiaali täitmisest. Mulle tundub, et see on justkui nagu selline suureks puhutud lihtsalt mingi termin. Jube fancy sõna. Peatame korra sellele, mis see tähendab üldse tegelikult potentsiaal oma olemuselt inimese puhul ja võib-olla see ka, et selle potentsiaali avamine või selle avardamine ja kuhu see viib, kui ma siis olen nüüd nii-öelda potentsiaalikas inimene. Ja kuidas üldse näha ennast võib-olla potentsiaalikana? Näiteks see on ka üks koht, mida võib-olla paljud üldse ei näegi. Nad ei näegi ennast selle nurgalt üldse. Tegelikkus on see, et meis kõigis on see potentsiaal olemas ja see ongi nagu ka nii coachingu kui siis ka, kui ma toon siia kõrvale või taha selle jooga, et meil on võimekused. Ise küsimus on see, et see potentsiaal on see, et kas ma olen võimeline arenema, kas ma olen võimeline midagi ära õppima. See ongi see kõige olulisem, et oskuseid on võimalik õppida, eks ole. Et kui ma ütlen mõnele inimesele, et sul ei ole potentsiaali, see on väga jõhker, see on vägivaldne, sellepärast ma ei tea seda. Meis kõigis on kindlasti teatud potentsiaal, enamasti me ei tea seda. Nii et kõige esimene asi on see, mis tuleb endale selgeks teha, et see on kõigil. Ise küsimus on see, et nüüd tuleb inimesel endal hakata uurima, millele tal see potentsiaal on. Milles avaldub? Või avaldub tähendab? Jah, et kus on see koht, mis tegelikult nagu minu arengut toetab ja milles ma tahan areneda. Ja siin on üks hästi lihtne võtmesõna. Mida sa tahad? Mida sa päriselt tahad? Kas see võib sõnastada ka siduda intuitsiooniga ka, et kui inimene ei suuda endale võib-olla mõtte teel ära seletada nii-öelda teadvuse tasandil, et okei, ma tegelikult tahan seda ja mul on eesmärk, aga intuitiivselt tunnetada, mis teile tegelikult kutsub, mille poole kisub? Ja kindlasti seda tuleb kuulata, aga mis on ka coachingu niisugune mõte, on see, et vaata, kui inimene sõnastab selle, veel parem, kui ta kirjutab, siis see tuleb selgem. Tegin eile ühte, see oli küll tööohutuse koolitus, aga põhimõte oli 5 miksi rakendamine. Olete kindlasti kuulnud sellisest tehnikast, eks ju. Ja nii tore oli näha, miks ma seda coachingut ja seda kõike teen, on see sama, et see avardab ka minu potentsiaali, sest ma õpin ise ka selle kohta, kuidas inimesed õpivad. Et see on see, mis nagu mulle teeb rõõmu kogu selle asja juures. Et sa näed, et nad kõigepealt hakkavad ütlema, ei, no ma tean küll, mis siin on, siin on nagu see vastus, et et ta tegelikult oli lihtsalt hooletu. Okei, aga pane see kirja.
ja siis sa näed, et kui inimene hakkab seda sõnastama ja kirja panema, siis ta leiab sealt tegelikult neid erinevaid nurki veel. Nii, aga veel. Aga mis veel? Sest päris mõtlemine algab inimesel siis, kui ta ütleb esialgu, ma ei tea. See on, mina võrdlen seda müügiga. Müük algab siis, kui sulle öeldakse ei. Mõned müügikurud ütlevad niimoodi. Päris müük algab siis, et enne seda sa ei müü, enne seda on lihtsalt ostja valmis ostma. Ja täpselt samamoodi on ka mõtlemisega ja oma selle päris võimekuse avastamisega, et sa ei tea, mida sa ei tea. Ja võt siis coach aitabki selle välja uurida, mida sa ei tea. Mis see on, kuhu sa peatuma jääd? Ja siin on veel üks selline huvitav fakt, et väidetavalt mõtleb inimene peale seda, kui tema käest küsitakse. Vastust 20–30 sekundit. Kui ta vastab juba siis, kui sa alles oled seda küsimust esitamas poole pealt, see tähendab seda, et ta ei kuule järgmist poolt. Anja. Ja ta on selle vastuse juba enne valmis mõelnud. Teine kuulamise viis on see, et ta kuulab selleks, et vastata. Mitte selleks, et mõelda selle asja üle, aga selleks, et vastata. Ehk et juba see selline hoiak või suhtumine sellesse, kas siis vestlusesse või dialoogi loob nagu selle, kas sa nagu päriselt mõtled ja tahad vastust otsida või sa lihtsalt oled valmis selleks, et sinult oodatakse vastust ja sa pead kohe kiiresti vastama, nagu tänapäeva ühiskonnas on. Kõik, hops, ruttu, teeme ära, lähme edasi. Et siin on see oluline osa, et tuleb kannatada pausi. Tekib lihtsalt tahtmine soovitada inimestele, et kui tahate õppida seda teist poolt, et kuulata ja siis vastata ka. Tehke podcasti. Et kui suurus ma kunagi tegin, ma ei ole seda välja arendanud ja võib-olla see mingi aeg tekib, aga ma kunagi 2 inimesega õnnestus teha seda, pakkusin podcasti teraapiat. Ja kui põnev. Väga põnev, aga ma ei tea, kuidas seda nagu paremini teha, võib-olla peaks maha istuma sinuga, et seda mõelda teenuse peale, aga ma pakkusin omal moel siis nagu podcasti teraapiat, kus siis oligi salvestamine inimesega, ta sai mõne mõttes pihtida kui coachile või nagu mingisuguse kohas arutleda asjadest, millest võib-olla avalikult kuskil rääkinud pole, oma naisele või kellel iganes. Mõlemad nad said seal nutta, eks ole, inimene avab suvalisele inimesele võõra inimesele mõlemast kergemalt, pole häbitunnet ja võib-olla pole ka piinlikkust või mingit sükest momenti juures. Ja siis ta sai selle faili endaga kaasa pärast, et saaks kuulata seda. Ja mina kuulasin läbi ja panin siis talle kaasa enda nagu mingid mõtted ja küsimusi, mis mul tekkisid. Mitte ma oleksin üldse coach, mingi terapeut, aga siis katsetasin paari tuttavaga. Ja see mõte tausta nagu mind siiamaani kannab, et podcast on nagu nii mitmekülgne nagu formaat. Et kui keegi vähegi tahab ennast arendada, siis see on üks koht. Saab seda sama, mis sa ütlesid just kuulata, kuidas õppida kuulama ja kuidas õppima siis mõne mõttes ka vastama või olla valmis vähemalt vastama, nii et sa mõtled ka kaasa. Jah. Räägi ka midagi. Mul tekkis tegelikult küsimus sulle. Et me rääkisime sellest potentsiaalist, eks ju, ja sa ütlesid ka, et töö algab siis, kui sa ei tea tegelikult ja tegelikult mis mina ise näen ühiskonnas ongi see, et kõik räägivad ja kõigil on hull potentsiaal on ja kõige suurem mure ongi tegelikult see, et inimesed ei tea, mis on nende potentsiaal ja mul tekkiski küsimus, et sina ütled, et sealt algab see töö, aga mis see töö siis nagu on, et kuidas ma siis teada saan, et ma kujutan ette, et ma istu lihtsalt maha, võtan valge paberi ette ja siis hakkan mõtlema, et mis on sinu mingid soovitused, kuidas ma siis saan vähemalt mingigi suuna kätte, et kus mu potentsiaal võiks olla? Väga hea küsimus. Jah, meie ühiskonnas on praegu see, et miks me püüame ka hästi kiiresti nagu vastuseid leida ja need vastused on tihti pinnapealsed, on see, et me kardame mitte teada. Me ei julge mitte teada. Me ei julge öelda, et ma ei tea. Aga sellest hetkest hakkab õppimine ja õppimine on ebamugav.
oled nõus? jaa. Ja siin saabki tegelikult ju coach aidata, miks on oluline see, et coach on hinnanguvaba. Selle sama pärast, et sa julgeksid öelda oma mõtteid, mille kohta sa võib-olla ennem oled mõelnud, et see on jabur, see niikuinii ei õnnestu, on ju. Sisimas, vaat sa tõid, Kris, selle intuitsiooni, et sisimas sul võib-olla midagi nagu tegelikult õitseb juba, aga sa mõtled, et see niikuinii ei õnnestu ja siis tuleb mingi aga. Et me tihti rikume oma päris soovid ja siis nii-öelda võib-olla selle tegeliku võimekuse ära sellega, et me kohe nagu katime ta ära, et ma tahan seda, aga see niikuinii ei õnnestu. Paneme piiranguid kohe. Jah, kohe paneme iseendale piirangu peale ja me ei julge seda välja öelda. Aga coachiga koos ongi see teema, et meil on kokkulepe. Kõige esimesed asjad, mis coachiga tehakse, on konfidentsiaalsuskokkulepe. Ja kuidas sina saad aru, mis asi on konfidentsiaalsus? Kui ma ütlen, et lepime kokku, me oleme konfidentsiaalsed. Ehk et see, mis me siin räägime, et see kuhugi teistele ei lähe. Aga kas ma ei või seda näiteks teinekord mingisugust case'i või mõtet kellelegi näiteks tuua? Kui sa nimesid ei maini, siis on vast okei, ma arvan. Sa arvad või sa tahad? Ma arvan. Sa arvad? Jah. Aga mida sa tahad? Ei, mul oleks ikka hea meel, et kui sa mingid reaalsed näiteid tood, on ju. Et kas sul oleks hea meel või sul on hea meel? Mul on hea meel. ja vaata, sellest hakkabki see peale. Et me hakkame natukene nii-öelda nagu ise parandama ja õppima seda, mis me ütleme. Et selle tingiva kõneviisi asemel ma tegelikult tahan. Ma tahan, et sa ei räägiks, et mina rääkisin sulle seda juttu. Ja et see tuleks välja, et me rääkisime seda siin Krisi podcastis. On ja? Või et ma räägiksin seda niimoodi, et ma kirjeldaksin, et sul on sellised silmad, sul on niisugune suu, sul on niisugused juuksed, sa kannad tavaliselt roosat kampsunit, siis võib-olla mõned tuttavad tunnevad sind juba ära, on ju. Ehk et kõige olulisem asi selle coachingu juures, et inimene saaks olla vaba ja usaldaks mind, ongi see, et me teeme kõigepealt selgeks omavaheliste suhtlemiste reeglid. Saame tuttavaks. Ja see nii-öelda tutvumiskohtumine ongi see, kus me siis piltlikult öeldes nagu katsetame, et kas meie suhtlus üldse sobib. Sest inimesed on erinevad. Võib-olla sinule on vaja niisugust coachi, kes ütleb selgelt ära, ei, järgmine mõte palun. Mis sa ütlesid? Ei, nüüd, võta järgmine. Vaata sinnapoole, vaata teisele poole, et nagu rohkem piltlikult öeldes müksib või torkab, on ju. Minu metoodika on teistsugune ja coachid on kahtlemata kõik on erinevad, aga üks selline, vähemalt need, kes on diplomeeritud coachid, kindel niisugune eetikanorm on see, et konfidentsiaalsus on ja mõlemad pooled peavad sellest aru saama, mis on nende jaoks konfidentsiaalsus. Sest me oleme kasvanud erinevates peredes, meie sõnastamisoskus on erinev ja mina coachina ootan siis, mis sinu suust tuleb. Ja küsimus, et kas sa tahad või sa tahaks, see juba loeb see sisekõne sinu enda jaoks väga palju. Väga aitäh. Kas ma vastasin su küsimusele? Jah, vastasid. Aitäh. Näin enne mõtlema teid kuulates ja siis juba eelnevalt ka selle peale, et ja ma arvan, et sa vist vastasid tegelikult selle küsimusele, aga kui ma sinu tutvustus kokku panin, siis mul jäi silma selline lause nagu, et kuidas inimesi aitad, on see, et sa lood mõtteselguse ja mitte ainult jutu tasandil, vaid keha ja meele koostöös. Aga ma saan aru tegelikult, et sa tegelikult rääkisidki sellest joogateraapia implementeerimisest. Just. Kas seal on mõni veel külg, mida sa tegelikult ei maininud selle eelmise jutu juures, mis tegelikult läheb selle kokku mõne mõttes? Sa nüüd puudutusid järgmist teema, kuhu ma tegelikult tahaks ka jõuda, on see, et milline on see sinu coachilik lähenemine?
see on kardinaalselt, mõne mõttes teistsugusem kui võib-olla klassikaline coach imine ja just nimelt, mille poolest see erineb. Sest et sa käid ka mitte ainult üks-ühele, vaid ka tegelikult ettevõttes tegema. Jah. Võib-olla peatuks ka selle korra siin siis. Siis inimesi tegelikult aitad. Mis on see, mis sa teed tegelikult seal? Mis ma tegelikult teen? Ma lasen inimestel endil oma mõtteid kogeda ja õppida iseennast tundma selle käigus. Ma olen õppimise kohta, õppimise kui sellise kohta ehk et õppimine võrdub areng, ka palju kuulanud erinevaid ka podcaste ja lugenud erinevaid materjale, et nii lapsed kui täiskasvanud inimesed tegelikult õpivad läbi kogemise, läbi mõtestamise. Ehk et kui sul on olemas see koht, miks sa tahad midagi teada saada ja sul tekib hetkeks mingi segadus, et ma kujutan ette, et ma panin sind ka korraks väiksesse ebamugavusse, on ju, et vaata selle käigus me aju jälle laseb nagu lahti need varasemad ühendused ja mustrid ja sinna saab uus asemele tulla. Uus mõte, uus arusaam ja sinna peale saab tulla selline uus oskus ja tekib areng. Ehk et ma väga vähe piltlikult öeldes nii-öelda nagu loen inimestele, pigem ma esitan küsimusi, panen nad tööle ja minu metoodika on pigem selline, et nad kõigepealt töötavad ise ja siis nad tihti nagu on võib-olla natukene ka häiritud, et mõtlevad, et mis asja me siin nagu pusime, et meil ju alles hakatakse sellest teooriast rääkima, on ju. Aga täiskasvanud inimene eriti ei õpi enne, kui tal ei teki küsimusi. Et siin on asju, mida ma ei oska. Ja siis ta on valmis õppima ja arenema. Nii et see on, kui me räägime sellisest nagu meeskondade või kollektiivide ühisest õppimisest, siis selleks on niisugused konkreetsed piiritletud vormid, nagu näiteks kovisiooni mudel, et see on jälle niimoodi, et ta on ajaliselt piiritletud, võetakse ühe inimese mingisugune teema, mingi juhtum ja hakatakse seda siis uurima ja arutama ja vahepeal siis see inimene jäetakse üldse sealt mängust välja, ta kuulab ja siis teised arutavad omavahel, kuidas nemad sellest aru said. Ja siis hakkavad küsima ja lõpuks pakuvad ka lahendusi. See ükski asi ei ole kohustuslik mitte kellegile, see kõik on nii-öelda nagu huvi baasil, et nagu inimesed ise tahavad seda. Ja tahavad kogeda, tahavad sellest nagu osa saada ja lõpuks siis see, kelle juhtum see piltlikult öeldes on, ta kas võib võtta kellegi soovituse või lahenduse või pigem ta sünteesib ise selle kuulamise ja selle protsessi käigus oma lahenduse või oma mõtte või niisuguse käigu välja, et mis see peaks olema, mis ta järgmisena teeb. Ja mis on nagu coachingu juures, ükskõik on ta siis kas siis meeskonna või üks-ühele coaching, hästi oluline teema ja küsimus on see, et mis sa järgmiseks ette võtad? Mis on järgmine konkreetne samm? Millal? Kuupäev? Mitte nii, et järgmine nädal. Hästi, järgmine nädal. Mis päeval? Mis kuupäeval? Mis kell? Mõtle korra veel. Kas see on hea tähtaeg? Ja siis ka seda, et tegelikult on lubatud ka oma otsuseid ümber mõelda. Kui mingisugusel hetkel tekib, et see ei ole tegelikult see, mis mind viib sinna selle suure eesmärgini, siis meil on õigus ümber otsustada. Aga kui sa oled kellegile midagi lubanud sina, mitte mina ei ole öelnud, kolmapäevaks oleks tehtud, see on hoopis teine asi. Kui sa ise ütled, minu eesmärk, minu samm, selleks ajaks. Siis ma küsin, hästi, mis ma järgmine kord küsin sinu käest, kui me kokku saame? Mis sa tahad, et ma küsin?
kas sai tehtud? Hästi, siis ma küsin su käest. Kas sai tehtud? Mis konkreetselt? Et seal coachingu juures on nagu selline konkreetsus on hästi oluline, see on see, mis inimesi alguses nagu natukene niimoodi jätta rahule. See paneb vastutama, see tekitab seda vastutust. Absoluutselt. Et coachingu protsess ongi see, et tegelikult vastutus on coachil. Ehk et teisel poolel. Tema areng, tema ülesanne, mina toetan. Ja täna on mulle ka väga kenasti hommikusel ärikoosolekul üks kolleeg ütles, et Kaire, sa peaksid selle võtma oma niisuguseks lauseks või motoks, et coach aitab partneril näha ka sinna, kuhu valgus ei paista. Ehk et vaadata pimedatesse kohtadesse. Või siis teate seda lugu, et mees kaotas võtmed ära ja siis naine vaatab, et auto on ühes kohas, aga mees kogu aeg käib selle täna laterna all niimoodi ringiratast. Naine küsib, et kuhu sa need võtmed kaotasid? Sinna auto juurde. Aga miks sa neid lambi alt otsid? Ma sealt ei näe. Et see on see sama asi, et coach küsib, et kas sa sinna poole vaatasid? Või et kus sa need kaotasid? Vaata sinna. Aga praegu sa peatusid nagu mõne mõttes individuaalcoachingul või sellisel, ütleme, eraelu nagu põhisemal nagu vaatel, aga tegelikult sul on ju juhtimiscoaching, milles ka väga tugevalt spetsialiseerunud ja tegelikult just see pool ka huvitab mind, et püüan nagu mõelda, kuidas inimene saaks sellega samastuda. Kõik ei ole juhid, arusaadav, ja kõigil võib-olla ei olegi seda võimalust olnud või seda võimekust või soovi ja võib-olla ei tekigi seda võimalust. Aga samal ajal me kõik oleme ikkagi kollektiivi tihtipeale kuuluvad, kas palgatöölisena või siis ka paarisuhe on tegelikult ju mõlemad üksteisest sõltuv, võib öelda nagu meeskonnatöö või spordialadena, sa käid seal jõusaalis, puutub kokku teistega samamoodi tegelikult. Et kuidas sa seal nagu lähened sellele just, et ma kirjas, et edukas ärijuhtimine algab tugevast vaimsest tervisest, aga võib-olla rääkidagi nagu selle nurga alt, et mitte ühtepühti loomulikult ettevõtjale ettevõttest, aga ka nagu laiemalt, et ka inimene, kes võib-olla ei ole täna juht, saaks praegu aru, mis sa tegelikult öelda tahad. Ma tahan öelda seda, et tegelikult kõike seda, mida me teeme ja kuidas me teeme, mõjutab see, milline on nagu see meie vaimne pool, ehk see meie vaimne vorm. Milline on vaimne tervis? Et kas sa oled ärev, kas sa oled välja puhanud, kas sul on mingisugused lahendamata probleemid, mingisugused vanad sõlmed kuskil sees, mingi vimm kellegi vastu kusagilt, et kuidas sa kõige sellega toime tuled ja kui palju sa suudad ise ennast juhtida. Ma võin väita tegelikult ka seda, et me kõik oleme juhid. Me kõik juhime enda jaoks ühte kõige tähtsamat isikut. Iseennast. Sest kellega sa veel rohkem koos oled kui iseendaga. Ja juhid ei ole siin juures üldse mingisugune selles mõttes eriliik, aga minu niisugune suund juhtimiscoachingule on võetud just sellepärast, et ma olen paljude juhtidega koos töötanud ja ma olen näinud, kui palju see vaimne pool tegelikult mõjutab seda, kuidas me tuleme toime ja ta mõjutab mitte ainult juhti, ta mõjutab seda äritulemust läbi nende inimeste. Kui suure sooviga, kui suure motivatsiooniga nad tegelikult tahavad seda teha. Kas see juht tuleb ja vajutab sulle pöidle peale, nii et sa pead tegema ja keerab sulle vindi peale, nii et kõik mahl on väljas ja siis võtab järgmise.
või ta tegelikult ka mõistab sind ja nii nagu minu elus on ka olnud üks hea näide, et tippjuht ütleb, et kui ma ütlesin, pidin minema oma eelarvet kaitsma ja ütlesin, et tead, ma olen täiesti liimist lahti, ma olen seda 3 öödepäevat teinud, ma ei ole võimeline, et mis siis lahti on, ma ütlesin, et sa ükskord veel küsid, ma hakkan nutma. Okei, mine koju, kõigil on lubatud, et on kehv päev. See on selles mõttes nagu väga hea näide. Oled sa tippjuht või oled sa koristaja, me oleme kõik võrdselt inimesed. Ja see algab peale tippjuhist, see organisatsiooni meeleolu, see heaolu. Ja see, mida ma olen endale nii-öelda selliseks suureks missiooniks valinud, et Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteet on väga erinev. Väga-väga erinev. Meil on väga palju väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid, kus ikkagi tõesti võetakse viimast inimestest. Ja on ka teistsuguseid näiteid, et ma pean praegu organisatsioonis juhtima tähelepanu sellele, et kuule, et aga töötajal on ka vastutus. Et ei ole niimoodi, et sa istud maha ja töötajana ja mõtled, et tuldagu, tehtagu, motiveeritagu, palun. Ei ole nii. Et see vastutus on võrdne, see hakkab loomulikult juhist peale, aga me ei tohi oma inimesi ka nii-öelda nagu abituks motiveerida. Seda õpitud abitust külvata, et tehakse nii palju asju ette taha ära, kõik on juba on ettevõtteid, kus kõik on juba väga-väga hästi, inimesed tunnevad ennast toredasti, aga siis nagu inimesel peab olema pingutus selleks, et ta areneks. Et see väike pingutus peab jääma ja kui see pingutus tuleb tema enda tahtest ja seda tahet osatakse nagu toetada, tunnustada, inimene tunneb, et ta on väärt midagi. Et siis see töötab ja see algab juhtidest. Me kas tunnistame seda või mitte, aga paraku see nii on, teadlikult või alateadlikult. Ja juht tihtipeale ise seal vajab võib-olla teistsugust toetust või siis samasugust, aga tal ei ole nagu võimalust minna seal, ta võib personalijuhiga rääkida, muidugi selliseid tandemeid on nagu väga palju, see võib töötada väga hästi, aga väga hea on rääkida kellelegi, kes üldse ei tea sinust mitte midagi. Ja coaching on selles mõttes niisugune mentorlusest erinev, et ma ei pea sellest erialast mitte midagi teadma. Mis erialal see tippjuht on. Mitte midagi. Aga mul on tahe teda toetada ja aidata nagu selle enesega kontakti saamisel, et mida tema peaks tegema nüüd võib-olla teistmoodi, et olla rahul sellega, mis ta teeb, et mitte teha seda iseenda arvelt, et see on tegelikult meil suur probleem. Iseenda unustamine ja siis nagu viimse piirini on rihmpingul. Aga kuhu mahub üldse enesejuhtimine? Ja kuidas sellest võib-olla paremini aru saada? Ja mis üldse tähendab? Ma saan aru, et seal ühtpidi võib vaadata seda kui vastutuse võtmist enda, teistpidi võib vaadata seda kui ma ei teagi, endale võib-olla eesmärkide seadmist endale ma ei teagi. Mul tekib segadus sellega, mis siis enesejuhtimine siis? Ilma selle enesejuhtimisega ei saa sa olla tippjuht ka. Sest kui sa ennast ei juhi, kuidas sa teisi juhid, siis see on väga eklektiline. Eks ole, tullumeelne. Ja see lõpeb väga halvasti. Et see enesejuhtimine ongi see, et alates sellest, sa tead, mida sa tahad, et sa liigud sinna poole, sa tuled toime oma emotsioonidega. Me ei saa eitada seda, et me oleme emotsionaalsed olendid. Inimesed on emotsionaalsed olendid. Ja inimene on üks. Selles mõttes, et kui me hakkame siin eristama, eks ole, et töö ja vaba aja tasakaal ja inimene, et vabal ajal tee, mis tahad, aga võt tööl sa pead selline olema. Jah, aga samas teadlikult või alateadlikult vähemal või suuremal määral meid kõiki mõjutavad emotsioonid. Ja see on okei.
see peab olema nii, meil peavad olema negatiivsed emotsioonid, meil peavad olema positiivsed emotsioonid, me peame oskama neid tunda, ära tunda. Ahah, ma olen vihane. Miks ma olen vihane? Miks ma olen vihane? Tema on süüdi. Vot, jah, see ei ole enesejuhtimine. Et see, jah, tema on süüdi, see on see süüdlase otsimine, et ongi, et kõik on väljaspool mind. Et ka personalijuhtimisest ma tean seda väga hästi, et keda personalijuhid värbasid, neid, kes on sisemise kontrolli keskmega. Mis see tähendab? Ta ise juhib ennast. Et ta kõigepealt vaatab, mida tema saab teisiti teha. Aga mis ei tähenda seda, et ta kõiges nagu madaldub või siis tal oma mina ei ole. Et siin on nagu sellised omamoodi maatriksid, et peab olema nii see enda poole vaatamine, aga sealsamas, mis on ka tänapäeval hästi suur probleeme. Enesejuhtimises kõigepealt, saab enesejuhtimist peale, oli ka minu viga, väga suur aitaja. Kõik teistele, pahupidi, silda, spagaati, mida vaja, töö on vaja ära teha. Aga kus mina olen? Ja see lõpeb väga halvasti, ehk et ei ütlemine. Oskus ei öelda. Oskus ei öelda, just nimelt. Et teinekord see, kui sa ei oska ei öelda, siis et sa ütled teisele jaa, see tähendab seda, et sa ütled endale teatud situatsioonides ei. Et jah, tuled kolleegile vastu või kliendile tuled vastu tähtaegadega, nii, mis juhtub sinu organisatsioonis, kõigil on kiire, tähtajad on ebamõistlikud. Et see enesekehtestamine on väga suur osa enesejuhtimisest. Ja enesekehtestamine ei tähenda seda, et sa oled hea korraldustandja, hea käskija, vaid see, et sa teed seda selliselt, et sa ei sõida üle teiste inimeste. Põhjendad ära, miks, mismoodi ja kuidas peaks järgmisel korral toimima. Et iga kord see ei olegi nii väga lihtne. Ja need tangid on kõige lahedamad, kes tahavad üle sõita lihtsalt, et on my way or no way. Ja ma ise olen ka see tank kindlasti mingi, ma arvan, me kõik oleme olnud inimesena mingid situatsioonides selles mina ka kindlasti. Tankisti rollis nii-öelda. Aga jah, see on päris huvitav mõte. Sa oled täna rääkinud joogateraapiast, sa oled rääkinud nüüd puudutasid juhtimiskoachingut, me rääkisime tavacoachingust. Tee palun meeldetuletus, kus kohast inimene saab sinu uuesti leida, kui ta tekib sinuga nüüd tugev samastumine ja tunneb, et sina oled see, kelle juurde ma tahan täna minna, siis kus ta kirjutama peab sulle? kaireparve.com veebilehelt leiad kõik minu kontaktid ja leiad ka kalendri, kuidas minuga ühendust saada. Ja tuletan meelde veel, et aprillikuu 2 esimese nädala jooksul, kui sa siis leiad endale aja seal minu kalendris, siis esimene kohtumine on 50% hinnast. Ja nüüd me jõuame otsati siia, et aga milliste teemade ja probleemidega nii-öelda, kui me võime nimetada probleemiks midagi üldse, katsumustega, raskustega inimesed tegelikult tulevad üldse pöörduvad. Ja just nagu küsin sellepärast, et anda kontekstiga kuulajale, vaatajale, et kui ta kuuleb sind, mõtleb, eks ole, et aga mul ei ole ikkagi midagi, millega pöörduda või et ma ei tea, kas see on nagu päris asi, millega tohib sinna minna. Mis on need levinumad sellised, millega tegelikult tullakse? Ja kus sa tead, et sinul on see kompetents tegelikult päriselt ka nagu aidata? Levinumad sellised teemad. Üks osa on niisuguseid, kus nähakse kõigepealt probleemi väljaspool ennast. Ehk et see on ka tingitud sellest, et mu taust on personalijuhtimine. Et kuule, mul on nagu vaja nendes struktuurides nagu mingisuguseid muudatusi teha ja ühtede või teiste suhetega on nagu probleeme, et mis ma nende inimestega tegema peaks. Ja siis, kui me hakkame siis neid teemasid arutama, siis me jõuame tegelikult sinnamaani, et see juht avastab, et ta
ta ei ole ise ammu puhanud. Ja ta on sattunud nagu niisugusesse kiiresse oravarattasse, kus ta ei oska maha tulla enne, kui ta nii-öelda, olete näinud seda hamstrite ratast, eks ole, et üks ühel hetkel sealt lihtsalt kukub surnult maha. Ja avastab seda, et ta tegelikult ei ole rahul hoopiski oma eluga. Ta ei ole rahul sellega, et kui ta õhtul läheb koju ja mängib oma väikse lapsega Legoga, et siis ta tegelikult mõtleb ka nende tööasjade peale. Ei ole kohal, ta ei ole rahul sellega, et õhtul, kui ta läheb magama, siis ta endiselt kerib neid tööstruktuuri mõtteid oma peas. Ja ta tuleb siis neid, saab selgust siis sellest, et millest ta peab alustama. Enamasti nad jõuavad enesejuhtimiseni. Et juht saab olla hea juht siis, kui ta on ise endaga sõber. Et ta arvestab kõigepealt iseenda vajadusi. Siis teine niisugune hulk inimesi on sellised, kes tulevad, juba teavad natuke, et on see vaimse tervise fookusega minul see coaching. Siis tulevad näiteks selliste muredega, et tead, mul on viimasel keskendumismured, et nii palju asju on laual ja ma tean, et ma pean hakkama kuskilt otsast peale, ma ei tea, kust otsast ma peale hakkan. No ütle mulle nagu, mida ma teen, et valikuid on nagu nii palju, ma ei saa mitte midagi tegema, et ära tule mulle rääkima, et ma pean nagu valima. Ei. Aga jah, siis hakkab rahulikult neid asju siis välja ütlema ja minu, lisaks sellele joogateraapiale õppides me nimetasime neid erinevateks loovmeetoditeks, on siis sellised mõttekaardid, mis üllatus, tippjuhtidele meeldib mängida. Ja siia tuleb mängu tõenäoliselt sama niisugune see konfidentsiaalsus, usaldusväärsus, et nagu see partnerlus, et ma ütlen, kas sa oled nõus minuga natuke mängima? No hea küll, kui ma juba tulin siia, Ja ma panen need piltkaardid sinna laua peale ja ütlen, et näed, et sa rääkisid, sul on need ja need probleemid, et 5 kõige olulisemat nimetasid välja, et ole hea, vaata nende piltide järgi nüüd praegu, et mis need pildid sulle nagu siis nüüd sinu probleemide kohta nagu kujustavad kõige paremini, et kus sa näed nagu seda oma muret. Ja see mõte nagu läheb hoopis mujale. Läheb nagu selle mängu sisse, et esialgu, hea küll, ma mängin sinuga, aga pärast sa näed, et need samad mingisugused lihtsad kaardid hakkavad nagu selle inimese mõtteid avardama, et jaa, ma näen siin, vaat siin on see päiksetõus ja see ütleb mulle seda, et ma ei olegi tegelikult ammu enam märganud seda, et tegelikult meil seal maja tagant paistab ka silmapiir ja mul ei ole aega kunagi seda vaadata, on ju. Ja nagu läbi selliste erinevate mängude ja need võivad olla kas või kivikesed. Et mul võib-olla taskus on ja veeretan lauale, ütlen, et näed, need on sinu probleemid, pane need nüüd kirja ja räägi iga probleemi juures, mida see täpselt sinu jaoks tähendab. Või siis see tuntud gestalt teraapiast see, et istu nüüd sinna oma selle alluva toolile ja räägi, mida tema mõtleb praegu sellest situatsioonist, eks ju. Ehk et nagu selle empaatia kasutamine ja äratamine, et tuua välja sellest, me oleme ratsionaalsed inimesed. Et minul ei ole siin aega midagi teiega ollalla-trullalla teha, eks ju. Et sellest natukene välja tuua ja panna natuke teistmoodi mõtlema. Ja siis on üks hulk inimesi, kes tahavad teha oma elus mingit muutust. Näiteks, et tippjuht, kes ühel hetkel on oma organisatsioonis selle teekonna lõpetanud, tal on väga palju erinevaid kompetentse, andeid ja ta ei tea nüüd, kuhu panen minna. Variante on nii palju. Hakkan eraettevõtjaks või lähen kuhugi tööle, kuhu ma lähen tööle, ma oskan ja tean nii palju, et nagu niisugused valikuteemad. Ja siis sealt tuleb see nagu tõeline, et mida ma tahan.
ja see kõige esimene küsimus, et taaskord mõelda, kes ma olen. Nagu alustan puhtalt lehelt. Aita mul mõelda, kes ma olen, mida ma tegelikult tahan. Et see on ka niisugune väga, väga äge koht. Ja muidugi on seal juures veel ka inimesed, kes tulevad nagu konkreetsete muredega, et nad on stressis, nad on läbipõlemise äärel, neil on ärevushäired, et ma ei tea, kas sa üleüldse, ei ole ju psühholoog, ei ole psühhiaater ka, et kas sa oskad aidata. Ja siis me proovime. Ja praegu praktika näitab, et need inimesed on saanud abi, nad kasutavad neid tehnikaid igapäevaselt seal samas koosoleku laua taga, kus nad tunnevad, et nüüd tekib ärevus. Tahtsin seda öelda, et kuulaja, vaataja siis kodus kuuleb, see kuuleb mind ei näe, aga tungivalt mõne mõttes ja käskivalt isegi nagu niimoodi nagu, et tasub võtta ühendust ja anda võimalust ja ma räägin isikust kogemus seda, ma ütlen sulle Kaire kausalt, et ma olen käinud erinevad terapeutid juures, mis iganes probleemidega, ja probleemi ei ole palju olnud, aga mingid läbivad. Ma olen käinud mõne erineva coachi juures, aga üks coach on nagu aastate pikkuselt mul üks sõbranna, kes on jäänud nagu püsima ja temaga on suurepärane klapp olnud ja tema on selline mulle väga sobiv suund läbi selle, et ta paneb mind küsimustega endale nagu sügavalt otsa vaatama ja ta ei anna kunagi mulle midagi ette, ühtegi vastust või midagi tegema peab, või vastused tulevad läbi minu ja ma hullult hindan seda, et vastused saavad läbi minu tulla. Et mulle ei sobi endale see versioon, kui mulle öeldakse, kuidas on. Siis tekib see tunne, et mulle pannakse nagu midagi justkui pähe või surutakse mingid uut asja mulle peale, mida keegi kõrvalt näeb. Aga minu kõige suuremad enesearengu muudatused ja läbimurded on tulnud läbi coachida ja niisugeste vestluste, mis on sellised mõlemad nagu eksistentsiaalsed, eks ole, natukene, aga muidugi väga praktilis ka, aga just see, et pannakse mõtlema ja küsitakse väga häid oskuslikke ja huvitavaid küsimusi, millele varem võib-olla mõelnud ei ole ja siis just mõne mõttes ka see peegeldus, et näidata seda, et aga mis siis, mis sa arvad sellest näiteks? Et lihtsalt süstitakse nagu mõte sul pähe. Ja siis saad sellega mängida. Nii mina väga soovitan hea kuulaja vaataja, kui vähegi võimalik on ja huvi on endaga tegeleda, olgu ta siis juhtimise tasandil organisatsiooni sees, kui sa oled juht või tahad endale juhtida, siis me kõik juhime endale iga päev. Või sul ei olegi juhtimisega probleeme, sul on lihtsalt see, et oledki stressid, närvid läbi või midagi muud väiksemat, suuremat, kes seda teab. Võtta lihtsalt ühendust, et you never know, mis sealt tulla võib. Et minu lihtsalt kogemused on olnud fantastilised. Ja, me oleme nagu sibulad. Nagu see Sookull ütles, eks ole. Et ma olen nagu sibul, sa ei tea, mis seal kihtide all on ja tihti me ise ka ei tea. Üks osa inimestest kardab ka seda, et ma parem ei lähe, ma ei tea, mis sealt välja tuleb. Tegelikult läheb kergemaks. Ja see sibul kehtib selgemaks just. Ja see sibul kehtib ju selles osas ka selle kohta, et läheb selgemaks ka see mõne mõttes lahti rulluv teekond, kuhu sa liigud. Just. Et võib tunduda nagu võib-olla see, et ma ei tea, sa täna siin või meie siin kohtumine, et see on nagu näiliselt justkui nagu tühine asi on ja või keegi vaatab seda saadet, et jälle järjekordne podcast ma kuulan siis. Aga võib-olla just siin selle podcasti jooksul juhtub meil kolmel midagi või see coachi sessioon või see podcasti kuulamine või see üks PNI koosolek või liftis kellegagi seismine. Me kunagi ei tea, milleks mingi olukord on vajalik, et saaks nagu järgmise kihi peale hüpata nii-öelda. Ja see võib tunduda täiesti miniatuurne samm. Aga selles grand scheme of pildis tegelikult see on nagu väga oluline samm lähemale sellele, et sa saaksid lahendada seda probleemi. Et ma olen ka täna veel pärast 15 aastat enesearengus ja läbi käinud neid mis iganes teraapiad ja coach on, siis vahepeal tegi tunne, et issand, ma maadan ikka veel mingi probleemiga. Ja see ei lõpegi. See rahulik, see ei lõpe. Ja see ei olegi nagu saanud lõplikku lahendust, aga ta on läinud paremaks. Ma olen näinud nagu mingeid uusi nurki, kihte, sügavusi, tekkinud uusi arusaamisi, taipamisi on aidanud mul nagu paremini toime tulla selle olukorraga või endas nagu selles sees teemaga. Ja võib-olla mingi hetk 50 see laheneb, siis ma olen teekonnal. Jaa, sa muutud enesekindlamaks, rahulikumaks, aga sa endiselt nagu otsid edasi, sest mõned armastavad öelda, et taandareng on ka areng, aga mina seda ei poolda. et ikkagi see jätkub ja mulle nagu väga meeldis, mis on ka coachi poolt väga õige lähenemine, et see vastus on sinu sees olemas, mis ongi nagu õige definitsioon sellele potentsiaalile. See ongi potentsiaal.
vastused on iga inimese enda sees ja coach on see, kes aitab need vastused välja tuua. Ta ei tee mitte midagi muud. Et tundub lihtne, aga teate, mis on raske? Enda kuulamine? Nõuande kurat. Sul ei ole vahest nii või? Et nõu saada või anda on raske? Ei, tahaks anda. Jah, tead, üha rohkem, mul ütles mentor, mul oli mentor aastad tagasi, kes täna enam minuga aktiivselt kõrval ei ole, ühe parima sõbra isa. Ja ta ütles niimoodi mulle väga huvitavalt, et Kris, et mina olen õppinud seda, et avalda oma arvamust ainult siis, kui küsitakse. Ja ma olen nagu üritanud seda nagu implementeerida, jube raske vahepeal, ikka tahad hakata nagu pläkutama, kaagutama nagu väike vares ja kajakasena. Aga teinekord ikkagi aastaid järgult läheb see vanusega lihtsamaks ja sa teedki suu lahti siis, kui küsitakse. Sest et kui inimene ei taha kuulda, siis ta ei võta seda kuulda ka. Sa võid seda rääkida, palju tahad, kui veenvalt. Ja see on see, mis nagu mind toob jälle, kuna ma joogat olen väga sügavalt õppinud, 400 tundi ja 500 tundi ja see õppimine kindlasti peab jätkuma ka jooga juurde. Joogas on täpselt sama põhimõte. Räägi siis, kui sinult küsitakse. Et me oleme just kui, tundub, et me oleme selle ära unustanud, et inimesed arvavad, et see jooga on mingisugune veider, mingi voodoo, mingi veidrike teema on ju. Järjest vähem muidugi, aga tegelikult see coaching on sama asi. Väga sarnane lähenemine, aga lihtsalt ärimaailmas arusaadavam, mõistetavam. Et minu jaoks täiesti paralleel. Nii et jaa. Kaire, ma küsin sult tänase enda viimase küsimuse ja kui Laura lihtsalt tunneb, et tahab midagi veel küsida, siis see hetk on ka olemas, aga võttes nüüd, mõeldes enda elu peale, sinuga räägin, et mõeldes enda elu peale, kogemuste peale, läbielamiste peale, taipamiste peale, märkamiste peale, õpitu peale ja kui sa vaatad nüüd üle laua endast peaaegu tõenäoliselt poole noorema inimese juurde, ma täpselt sinu vanust ei tea, aga tütarlaps on 25. Mis soovitused oleks sul anda noorele inimese, kes on mõne mõttes alles enda, üsnagi teekonna alguses, veerand on käidud, eks ole, kui hästi läheb. Mis on sinu soovitused? See on see koht nüüd, et anna nõu. Et nõu anda kurat hakkab kohe plaksutab tuleb silla tagant välja. Vaata, jaa, ma võin öelda, mina olen oma elus juba natuke aega tagasi teist korda saanud 25 on ju. Et mul on õnnestunud 2 korda seda sünnipäeva tähistada ja ära kuula kedagi. Tee seda, mida sina tahad. Tee seda, mis sa päriselt tahad ja seda, millesse sa päriselt usud. Sul on kõik olemas, mis sul vaja on. Lihtsalt võib-olla kui sa ise tunned, et sul on vaja, siis jaga seda kellegiga ja saad oma mõtted selgemaks. Et kui ma nüüd ütlen sulle niimoodi, et tee nii ja mine sinna suunas, siis ma panen automaatselt sulle trellid ette. Ja lisaks sellele, mis Kris ütles, et tekib nagu see vastujõud on ju, nagu trots. Ei mõtle positiivselt, come on, ise otsustan, mida ma mõtlen. Ja kui ma ütlen sulle, et siiapoole või sinnapoole, siis esiteks see ei ole sinu mõte, see ei käivita sind, isegi kui sa mõtled, et ma olen nagu selline lugupeetud inimene ja suur selline, eks ole. Siis sa ei usu seda. Et sa sisimas ei usu seda ja mina ei saa seda vastutust endale võtta. See on sinu vastutus. Nii et vastavalt sellele, kes sa oled ja kuula ise ennast. Me oleme palju targemad, kui me usume. Palju targemad. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma seda avastan. Et lihtsalt tulevad mingid taipamised. Ma ju tean seda. Avaldub see elutarkuse potentsiaal. Jah. See elutarkuse potentsiaal on lihtsalt see, mis lubab olla ebatäiuslik. Et see on see, et nagu sa ei häbene seda enam, et see ei ole nii oluline. Et ei taha olla täiuslik.
aga usalda ennast. See on kõige tähtsam. Sinu mõtted? On sul mõni viimase soovi küsimus või tõmbame selle saatele piiri peale? Tead, ma arvan, et see oli nii ilus lõpp, et ma arvan, et selle mõttega me võimegi lõpetada. Siis sellega lõpetamegi ja ma tänan sind, et sa võtsid vastu selle, tema vastus oli muidugi immediate nagu jah. Kas sa, mõtlesin, ma pakun sulle midagi, aga ma pean rääkima teise osapoolega ka. Kas sa oleks huvitatud? Ma tühistan kõik asjad, mis on homme, ma tõstan kohe ümber. See oli kohe hea. Ja ma tänan sind. Ma tänan ka sind, et sa tulid ja jagasid ja rääkisid. Ja ma tänan ka sind, hea kuulaja, vaataja, kus on kodus, vaatab, kuulab. Ja nagu iga saatega sa juba tead seda minu viimast pitchi või seda läbivat pitchi, aga see ei muutu mitte kunagi, sest et see lihtsalt on kõige suurem api, mis teha saad. Too üks uus kuulaja ehk siis jaga seda saadet vähemalt ühe inimesega, kellel võiks olla kasu sellest episoodist või sellest sisust, mis siin räägiti. Ja sellega aitab mind minu podcasti episoodil levida rohkemate kuulajate ja rohkemate inimesteni, kellega mina omakorda koos siis saatekülaliste ja kaassaate juhtidega teinekord saan jätta elus teha paremaid valikuid ja liikuda edasi. Ja teistpidi sinu levitamine ja uue inimese toomine aitab minul vastas olevat külalise sõnumit ja olgu ta teenus või toode või lihtsalt igapäevane nii-öelda moto või mõtte ja jada edasi viimine laiana publikule. Nii et too üks uus kuulaja. Jah, ja minu poolt on kõik. Näeme juba järgmine kord. Tšau, tšau. Suur aitäh!